Eesti Discgolfiliidu podcast Tiiaeg. Tere head diskisõbrad, fännid, entusiastid ja fanaatikud. Oled asunud kuulama Eesti Discgolfiliidu podcasti Tiiaeg. Minu nimi on Roger ning toon teieni discgolfi taskuhäälingu, kus annan ülevaate viimastest põnevatest juhtumistest diskimaastikul. Räägime mehega, kes mõjutab nii Eesti golfi kui ka discgolfi arengut. On väga oluline lüli discgolf.ee ja European Discgolf Festivali saamis- ja arengulugudes ning ta avab ka natukene tausta selle kohta, mis põnevad tulevikus tulemas on. Saate lõpus esitame meie külalisele ühe küsimuse, milles palume tal discgolfi kui spordiala sügavustesse sukeldada. Nii et soodsad taganttuult kätteni jõudnud Tiiaeg, läksime. Kristin Lätt saavutas oma esimesel Discgolf Pro Tour etapil kindla esikoha. 14. kuni 16. märtsini toimunud Waco turniiril suutis Kristin oma käesoleva aasta esimesel suurturniiril USA pinnal näidata konkurentidele kindlalt tagatulesid ja võtta see kõige magusam esimene koht. Ta edestas teise koha saavutanud Holin Handlit tervelt 7 viskega, mis näitab Kristini väga head hoogu ja vormi käesoleval hooajal. Kristini hoog ei raugenud ka järgmisel võistlusel The Open at Austin, kus peale 2 ringi meeletult kriitikat saanud Sprinkle Valley discgolfi raja 18. raja, mis andis Kristini saldosse kokku tervelt +11 viset, suutis ta siiski 4 päeva kokkuvõttes saavutada kõrget teise koha, kaotades võitjale Holin Handlile kõigest 1 viskega. Jääb üle ainult mõelda, milline üüratu dominants oleks tekkinud, kui see kurikuulus Sprinkle Valley 18. rada poleks osutunud selliseks pähkliks, nagu see välja kujunes. Kristini hooaeg on aga alanud väga võimsalt ning jääb üle soovida edu kõikidele eestlastele, kes USAs võistlustulle astumas on. Eestlased tegid taaskord Hispaanias puhta töö. Kui sa oled aktiivne Tiiaja kuulaja, siis sa ilmselt oled varasemates saatekülaliste intervjuudes kuulnud, et neil oli plaan osaleda märtsis toimunud Hispaania Openil. Kui naljatledes sai öeldud, et see on vaikselt kujunemas eestlaste võistluseks, siis tulemused andsid sellele kinnitust. MPO divisjoni poodiumil olid 2 noort Eesti kahurit. 3. kohal Björn Marrandi ning võidu noppis Roland Kõur. FPO divisionis oli sarnane lugu. 3. kohal eestlane Maria Kielas ning magusa võidu noppis Anneli Tõugjas Männiste. MP40 divisjoni 3. tuli Aimar Alesmaa ning võitjaks Marion Kull. Ja MA1 divisionis tuli teisele kohale Kalev Kalm ning esimesele Mihkel Heinaste. Kui sina, hea kuulaja, tunned, et Eesti discgolfi hooaeg algab veidi liiga hilja ning tahaks juba märtsis sooja päikese all kette lennutada, siis võta 2026. aasta alguses see võistlus endale kalendrisse. Palju õnne kõikidele eestlastele, kes Hispaanias teistele tagatulesid näitasid. Aga nüüd, daamid ja härrad, viimane episood on pea 3 nädalat tagasi tulnud, nii et kindlasti meie sagedasem kuulaja mõtleb, et no kes on järgmine ja millal see episood ometi laivi tuleb. No siin ta on ja ma ütleks, et tänane külaline on üsna selline rahvakeeli maasikas, ma ütleks võib-olla isegi. Tegemist on siis European Discgolf Festivali üks eestvedajatest, discgolf.ee poe või brändi, ehk saab isegi öelda üks osanikest, EDGL-i juhatuse liige, turundusmeister, Eesti golfimaastiku üks ninamehi ning pidev ideede generaator. Stuudiosse on astunud Silver Leetmaa. Tšau, Silver! Tšau, aitäh! Ja kas oli kõik korrektne, mis ma ette lugesin? Nojah, väga suursugune. Tõepoolest, ma vaatasin, et siia oleks ilmselt saanud veel midagi juurde panna, aga ma tean, et nüüd, kuna meie salvestame siin kell 11:30 vahetult enne lõunat ja sul on juba kell 1 on järgmine koosolek, siis kuidas sul tänane hommik möödunud on? Kas on koosolek otsa või kui tihe su graafik praegu on nädala sees? Jah, praegu on selline ettevalmistusperiood. Suhteliselt tihe, alustan hommikul vara ja lõpetan õhtu hilja. Et jah, praegu on suhteliselt palju teha. Kus see jaks tuleb? Ma ei tea, mulle meeldib selline elutempo, et pigem rohkem kui vähem. Kas sa oled ka üks sellised inimesi, et kui sul nagu päevas on liiga palju sellist vaba aega, siis sa hakkad nagu kihelema, et ma ei tea, tahaks sinna veel panna mingisuguse tegevuse? Ma oskan kuidagi jagada seda aega, et nii palju kui ma tööd teen, proovin leida ka vaba aega, et ja kuna minu graafik on suhteliselt voolav selles suhtes, et mul ei ole kohustusi olla kellaajast kellaajani kuskil, siis ma saan väga hästi sättida, et on päevi, mis on väga intensiivsed, on nädalad, mis on väga intensiivsed, samas kui ma tunnen, et suvalisel 4 päeval, et ei jaksa, siis ma võtan lihtsalt vabaks selle.
Ja sa ütlesid, et sul ei ole nagu kindlalt sellist kellaajast kellaajani olemist, sa oled ka väga sage reisija, kui vaadata sinu sotsiaalmeediat, et kas see reis on, ükskõik kuhu sa lähed, on pelgalt lõbu või sa teadki, et sa lähed sinna lihtsalt veidi soojamasse kliimasse meile saatma? No minu jaoks on tähtis siis ajaline ja asukohavabadus. Okay. Et enamik ajavad siin finantsvabadust taga, siis mina võtan natuke teistmoodi, et tehes järjepidalt asju, siis see tõmbab kuidagi ja paratamatult sellega tuleb ka suurem rahaline vabadus. Ja sellele saad reisimas käia? Jah, ja minu töö turundaja müüjana juhina on ikkagi läpakapõhine, et seal, kus ma oma läpaka lahti võtan, siis koroona ja taak, mis meid kõiki taband on, et koosolekuid tehtakse siiamaani ikkagi suuresti Meetsis või Teamsis või mõnes muus keskkonnas, see endiselt toimib, et kuidagi on nii sätitud jah, et ma olen võtnud sellise seisukoha, et kuskil pool aastast ma proovin siis välismaal olla ja siduda selle siis töötamise, puhkamise ja kõige muuga. Et tahaks leida siis aega elamiseks, poja kasvatamiseks ja lihtsalt olemiseks. Et sellel teel on siis inspireerinud mind palju ka minu elukaaslane, kes on siis oma ala professionaal ja tippjuht, et kuidagi meil need asjad on klappinud niimoodi, et 3-4 kuu kaupa me käime kevadeti ja sügiseti. Kas võib siis öelda, et te nagu ammutate energiat teineteiselt või elukaaslasega? No temal on suur vastutusala ja minu projektidega on samamoodi, et teha on palju ja samas vastutust on ka, et ühe näpuga oled Excelis, teise näpuga siis juhid inimesi, et paratamatult nii on ja kuna elukaaslane tegeleb ka juhtimisega, siis tema töö on sama intensiivne. No sina kui tihe reisija, sinu käest võib vist küsida, et ütle mõni selline salajane pärl või kus sa viimati käinud oled, kus sul nagu eriti äge mälestus on või kogemus? No mul üks sõber just küsis, et kus sa siis nagu elada tahaksid väljaspool Eestit, et mis see üks kindel koht oleks siis. Ja siis ma ütlesin talle Madeira. Ja miks? Et mõned aastad tagasi me seal mitu korda käisime, üks kord olime isegi 3 kuud ja ütleks, et see on siis Euroopa Hawaii, aga selline pärl, mis ei ole siis avastatud, et väga hea kliima, hästi puhas saar, kuna Euroopa Liidu rahad jõudsid ka sinna, siis selle väikese Hiiumaa suuruse saare teedevõrgustik on maailmaklass, et sa saad sõita ühest saare äärest teise ja nii kiirelt, et see kliima muutub, et kõik see lopsakas loodus ja kuidagi inimesed, et need Portugali inimesed on, ma ei tea, tagasihoidlikumad või ei ole sellist intensiivsust, et tänaval keegi sulle midagi peale surub või kuidagi tülitab või häirib, et sa saad kuidagi oma keskkonnas nagu kuna sinu kohta võib vist öelda, et sa tõesti oled nagu maailmakodanik, siis kui sa ikkagi kuude kaupa vahepeal Eestist ära oled, tagasi tulles juba igatsed vaikselt või? Jah, igatsen. No minu selles suhtes filosoofia on siis sprintimine, et ma sprindin ja sprint tähendab siis seda, et lühikese aja perioodi jooksul ma proovin siis seada endale mingi kindla eesmärgi, kuhu ma tahan jõuda ja sprinte ma teen siis erinevate projektidega ja põhjus, miks ma siis välismaal olen, on see, et siin sügisel ja kevadel on Eesti inimene ikkagi sellest pimedusest hästi kurjaks muutuv, et see energialevel on hästi madal, et olles Hispaanias või Aasias, kus iganes ma siis parasjagu olen, saan vaadata seda suuremat pilti. Ehk kui sa igapäevaselt ei ole koha peal, siis võib-olla saad hoopis teistsugust energiat, ideid, lähenemist. Saad võtta selle aja, et see päevapikkus ja päikeseenergia on ikkagi nii vajalik, et me võime öelda küll, et sööme siin vitamiine ja elu on hea, aga see on ikka teine asi, kui sul õhtul on ikkagi 20+ kraadi sooja ja päike loojub hiljem, näiteks Hispaanias kevadõrti olles, siis kell 5, kui Eestis lõpeb tööpäev suuresti, siis seal nagu päev alles algab. Et see toimib, minu jaoks on see hea energialaeng ja kuna aasta lõikes ongi selline seis, et kevad, talv, suvimas või kevad, talv ja ka sügisel ma valmistan ette hooaega, siis suvi on see suur sprintimine, et minu jaoks suvi algab siis Lätitud 64 festivaliga Jõulumäel. Viimased aastad ma ei ole seda väga palju turundanud, sest ma ei tahagi, mulle meeldibki see vibe, mulle meeldibki see, et inimesed tulevad kokku, me ei vaata skoori, me saame seal olla, et see on minu suve siis kickstart ja vaikselt siis on jaanipäev, eestlastele ikkagi püha üritus ja juulis korraldan siis elukaaslase ja perekonna ning sõprade Kostrova festivali. See on siis Setomaa muusikaüritus, 2-päevane koduõuel 2-3-4 tuhat inimest.
kõik Eesti A tippklassi esinejad, laupäev vastu pühapäeva siis kuskil kell 3 öösel, kui see küünidisko lõpeb, löön klappi kinni, proovin siis paar tundi magada ja võtan suuna siis lauluväljaku poole. See tundub ikka metsik, ma saan aru, et sa pead ikka päris hästi need akud saama välismaal ära laetud, et tulla siia ja täiega kütta. Ja nii ongi, aga ma olen sellega harjunud, et minu jaoks kõige intensiivsem periood ongi see suvine 2 nädalat, et üks üritus lõpeb, teine algab, et alati, mis me siis peale Euroopa Discgolfi festivali teeme, on siis paneme järgmise aasta plaanipaika, et elu käib siis 4 ürituse raames, Rally Estonia, Viljandi Folk, Ostrava festival ja Euroopa Discgolfi festival, et kuidas neid panna nüüd niimoodi kalendrisse, et saaks oma üritusi teha. No Rally Estonia ja European Discgolf festival läbi lõhki spordisündmused, aga kuidas sa sinna muusikamaastikule siis jõudnud oled? Elukaaslase vanemad siin 10 aastat tagasi hakkasid siis koduhoovil tegema siis festivale ja tahtsid uut hingamist mõni aasta tagasi, kui me siis üle võtsime selle ürituse, et nemad siis sõitsid selle tee sisse, meie ülesanne oli siis seda teed jätkata, võib-olla tuua natukene uut hingamist, uut energiat, ma arvan, ma olen sellega väga hästi nagu hakkama saanud. Väga hea, aga mis see on täpsemalt, mis siin nagu üldiselt drive'ib, kas see on siis tulemus, kas see on mingi uue asja lihtsalt loomise lõbu, inimeste juhtimine või mis see nagu drive sul seal taga on? Ma arvan, loomise ja juhtimise kunst, et väga lihtne öelda. Kuidagi selle tulemi nägemine lühikese perioodi jooksul, et toon võib-olla hea näite, et mul siin nädalavahetusel hea sõber Sportlandi üks omanik Aare Altra saatis ühe juhtimisartikli, kus siis pealkiri oli midagi sellist, et kevadel kõik tärkab. Et ühes organisatsioonis peaks olema selline 90 päeva tsükkel, mis on ka looduses. Et ma ei ole selline, ma ei tea, esoteerika või ekstaatilise tantsu usku inimene, aga sellel on oma tõepõhi all, et iga 90 päeva tagant peaks siis igas organisatsioonis või tegevuses nagu refookust hoidma, ehk siis vaadata üle, mis seis on, mitte see, et paneme siin, ma ei tea, visiooni 3-4 aastaks ja siis paneme klapid pähe ja paneme lihtsalt otse, et mulle nagu kuidagi see jäi nüüd nagu meelde, et iga 90 päeva tagant võiks siis uuesti võtta ette, vaadata, mis on siis see hetke olukord, sest tegelikult 90 päeva muutub väga palju. Ja seda ma olen nüüd siin hakanud vaikselt ka nii-öelda jälgima. Mulle tundub, et see filosoofia siis, kui selline sobiks mis iganes juhtivale tasandile väga hästi. Ja see 90 päeva on täpselt selline ühe sprindi vahefiniši periood, et niimoodi ma võtan. Eesti mõistes isegi võiks öelda, ütleme väga suure joonlauaga lüües, et nagu 1 aasta aeg justkui, 3 kuud. Jah, ja 1 aasta aeg on ka see üldjoontes, mis ma olen nagu ära. Et 1. septembril, kui ma tavaliselt põgenen ja enne jõule tulen tagasi, jaanuaris mingi keskpaigas tunnen jälle, et on aeg. Ja mais on juba Eestis väga super, et siis hakkab siin see kohalik elu pihta. Kuule, aga kui siin nüüd guugeldada ja siis vaadata, et millega sa siis täpselt seotud oled, siis see virvarr on, ütleme, ka mulle, kes ma huvi pärast läksin ja vaatasin, seal on keeruline isegi näppu järgi ajada, et neid tegemisi ja olemisi on niivõrd palju. Kas see on alati nii-öelda, et oled sa juba, ma ei tea, kuskilt kooli algklassidest saadik olnud selline, et kuulge, kutid, tüdrukud, lähme teeme ja hakkame mingeid uusi asju väärtama? No ma ei tea, minu filosoofia on natuke see, et elus on siis vedurid ja vagunid. Ma pean ennast siis veduriks ja otsin enda kõrvale siis ka teisi vedureid või siis vagunid, kes siis sõidaks A-klassis. Et kahjuks Eesti, ma ei tea, keskmise inimese mõttemaailm on hästi tagasihoidlik, et ei seata suuri sihte, on hästi ühekülgne, siis ma proovingi võib-olla mõelda out of box, kuna ma olen nagu turundusega terve elul tegelenud, siis selleks, et silma paista, sa pead tegema asju teistmoodi, sa pead rohkem tegema paremini kui teised. Puhtalt sellepärast, et kui sa vaatad elu, siis igal sammul meile müüakse, et kui sa oled oma sõpradega sa müüd oma sõpradele sõprust. Ma ei tea, sa oled Circle K-s ja kohvi oma ostma, siis sulle müüakse, igal su sammul müüakse. See tähendab ka seda, et sina pead ise ennast müüma. Et ega siin ei ole Eestis niimoodi, et keegi istun sulle Saku Suurhalli ees, nagu mul üks vana sõber ütles, et ma küsisin, et kuidas sa nagu elus läbi lööd, siis ta ütles, et ma istun Saku Suurhalli ees ja siis ma ootan, et tuulega tuleb bingo lotto pilet, ja siis ma saan selle kätte ja vaatan, yes, nüüd mul on elu tehtud. Et ikka igaüks on oma õnne sepp, et tehes... See bingo lotto lugu tundub täpselt see, et nagu kergelt tulnud, kergelt läinud, eks ole. Jah.
aga sinu see analoogia, mis sa välja tõid, et sa otsid nii neid siis vedureid kui ka vaguneid enda kõrvale, aga mitte lihtsalt vaguneid, vaid A-klassi vaguneid. See on väga huvitav selline mõtteviis. Mis see võib olla siis, või kui palju sinu jaoks on oluline näiteks teha ka mingisuguseid 5 aasta plaane siis selle järgi? No jah, mingite projektidega on vaja teha neid 5 aasta plaane, aga ma ei keskendu sellele, sest ma panen ikka igakuiselt kirja, mida ma siis olen nagu teinud, iga aasta proovin seada siis mingisuguse aasta eesmärgi, panna sinna 20-30 mingit tegevust, mida tahaks aastaga ära teha, siis kui see aasta läbi saab, võtan aasta kokku ja analüüsin, et tihtipeale tundub see, et 1 aastaga pole nagu jõutud midagi teha, aga kui sa hakkad tagasi vaatama, siis tegelikult tehakse väga palju asju, et see on üldjoontes kõigil, et igast väiksed võidud on ka võidud ja nii ta on, jah. Kuule, eestlane võib olla vahel võrdlemisi kinnine inimene, eriti see, mulle tundub, et peas on nagu mõtteid palju, tahaks nagu teha, võib-olla nähaksegi kuskil ka mingit viga ja muidugi laitma ollakse valmis, aga ise ära tegema mitte nii väga. Kuivõrd, mis hetkel sina nagu enda jaoks võib-olla seda ka avastasid, et tegelikult üksi ei jõua kaugemale ja kas sul on ka mingit nippi anda võib-olla kellel on mingi äge idee, aga ta mõtleb, et kurat, see on nagu ainult minul peas, et kus ma leian endale neid mõttekaaslasid? No üldjoontes on see, et ma olen nagu oma kõikide projektide ja iseendaga selline one-man show, kus siis igas projektis on mul kaasatud need kõige õigemad inimesed, kes siis mulle tunduvad. Ja tiimina lihtsalt lood oluliselt rohkem, et ei ole midagi teha, üksi ei jõua, aga selleks ongi inimesi vaja, ja selleks, et inimesi leida ja just neid õigeid, tuleb olla ise avatud. Tuleb hästi palju suhelda, hästi palju luua oma seda ärivõrgustikku või tutvusringkonda, et leida need inimesed üles, kes on töökad. Ja kuna sa teed niivõrd palju, siis oleks põnev teada, mis sa ennast analüüsides näed, mis sinu nagu nõrkus on? No minu nõrkus oli, millega ma olen siin nagu tegelenud, on see filtri puudumine. Et kui ma näiteks Discgolfi 10 aastat tagasi alustasin, siis hästi oluline oli turundajana olla pildis ja olla see isikuturundaja või kuidagi, et nagu anda edasi seda informatsiooni, sest elu ongi üks storytelling, on ju, et ükskõik mida sa teed, sa pead looma mingi story sinna juurde ja selle puhul oligi kuidagi, et ma olin nagu, mind väga ei huvitanud see, mis teised minust arvavad ja ma ütlesin asju suhteliselt otse välja, tihtipeale asju, mis osadel inimestel ei meeldinud ja nüüd ma olengi harjunud siis hoidma võib-olla suud kohati kinni mingitest tegevustest, sest see ei anna mulle midagi. Et mingi hetk ma proovisin siis hästi palju inimesi siis kaasata, suunata, nõuda rohkem, sest ma olen ise hästi selline inimene, kelle ma nõuan endalt hästi palju, siis ma tahaks, et ka need inimesed, kes minu ümber on minu projektis on, et nemad oleksid ka sellised, et minul tekiks hommikul tunne, et kurt, täna peaks nagu rohkem tegema. Kas sa oled siis nagu perfektsionist loomu poolest? Ei ole, ma ei ütleks seda, aga mulle meeldib see, kui mul on ümber inimesed, kes lükkavad mind edasi. Nüüd hakkame vaikselt sinna spordi juurde ka liikuma, aga kuna sa oled turundamisest siin Ääriveeli võrdlemisi palju rääkinud, siis nüüd viimased 2 aastat, kui EDGL-i tunnustussündmus on olnud, siis ma olen mõlemal korral sind seal name droppinud just nimelt selle mõttega, et sa oled välja hõiganud, nagu sa ütled otse, ka seda, et eestlaste just nagu diskimängijate võib-olla oskus või tahe või võimekus ennast persoonibrändina turundada ja pildis hoida saaks olla parem. Kuidas sa nüüd siis paari aasta möödudes, mis sa näed, kus see king ikkagi pitsitab, eriti arvestades, et sa tegelikult elad ja hingad ja müüd discgolfi igapäevaselt? Nojah, ma olen organisatoorse poole peal, et me üritame teha ükskõik, mida me siis discgolfis teeme Eestis maailma tasemel absoluutse tipuvääriliselt. Just täna rääkisin siin valitud inimestega, et karjuv vajadus on tippmängijate järele. Eestlasest mees tippmängijate järele. Et võib-olla see ongi see probleem, et meie mängijatel, kellel on see potentsiaal, siis nad ei ole piisavalt ambitsioonikad või nad ei võta riske või nad ei sea nagu sihte, nad vaatavad sellist nagu üldist kulgemist ja see on see, et nagu see probleem on endiselt, et kui me vaatame tänapäeva maailma absoluutselt tippu, siis seal ongi 2 tüüpi mängijad, on ühed need, kes löövad uksega jala lahti ja mänguliselt tõestavad, teised on need, kes siis peavad turundama, ennast müüma, et saavutada ka midagi ja loomulikult see X-faktor, et meil on nii palju häid näiteid sellistest Eesti mängijatest, kes tegelikult suudaks maailma tipus nagu hakkama saada, aga probleem on selles, et nad ei ole ambitsioonikad. Näiteks ma võin julgelt öelda nimesid, Mauri Vilman, 2 aastat tagasi tal oli ideaalne võimalus minna ja teha. Mul on väga kahju, et ta ei teinud seda.
näiteks kui me vaatame nädalavahetust, Niklas Antila võitis soomlane, mul oli väga hea meel, mida rohkem eurooplasi ükskõik mis tasemel võidab, super, seda parem meile, sest 80% turust on USA. Aga teistpidi mul oli kurb meel, et nagu, kus on meie poisid, on ju, et kus on Albert, Silver Lätt on hetkel vigastatud, aga ikkagi, kus on järgmised, et noh, et ma tahaks, et näiteks, ma ei tea, Roland Kõur, Björn Marrandi, kes iganes meil siin tulevad, et nad võtaksid selle riski, tuleksid, räägiksid, tuleksid, küsiksid, sest tegelikult see rahasumma, mis on vaja kokku saada, kas või kogukonna toel on nii väike, et minna 1-2 aastat proovida, noh nagu Keiti Tätte käis, proovis, ma nagu Keiti oli nii uhke, sellepärast et ta läks suhteliselt tühjast kohast Tartust, lihtsalt ütles, et davai, tema nüüd läheb, on ju, et aitasin tal siis selle sponsordiili saada ja muid asju, oli iseseisev, kõik ei läinud nii, nagu ta tahtis, aga see kogemus, noh, et selliseid näiteid ma tahaks iga aasta, et lööme kevadel hooajaga ukse lahti, saadame 4, 5, 6 mängijat lennujaamas minema ja ütleme sügisel, et aitäh, et käisid. Sa räägid sellest ägeda põlemisega siin, sa küll natukene mainisid juba seda ja natukene vastasid ka sellele küsimusele, aga ma ise mõtlesin sinu jutu vältel sellele, et kas äkki paljudel ei pruugigi jääda selle hirmu taha kinni, et aga raha? Jaa, aga raha saab leida, nagu see on üks Eesti ja näiteks discgolfi mängijate viga, et nagu meil on see kompetents olemas, meil on tipptasemel kontaktid, meil on mitte keegi ei tule küsima. Nagu lihtsalt ei tule küsima, et kui ma olen noor mängija 18-aastane, 17-aastane, 16-aastane, noh, ma saan aru, keskkool võiks nagu lõpetatud olla, et sel hetkel siis saad nagu fokusseerida spordile. Tule küsi, noh, et ma paralleelselt siin golfiakadeemiat ehitan ka üles, kus on ka siis Eesti koondise tasemel kõik paremad noored meil ja seal on see sama tendents, et see eestlane on kuidagi nagu noh, ma ei tea, omaette nohistaja, et me ei käi tänavatel protestimas, me ei tee mingisuguseid ulmetegusid, mis iganes. No näiteks golfiakadeemiat ma vean siis talvehooajal Arigatos, see on siis Rocca al Mares. Ja siis me oleme seal näiteks arutanud, et ma ei tea, 2 ruutkilomeetri pinna peal toimub 10 ala, kus üritatakse siis Eesti ja maailma tasemel seda harrastada, seal on jäähall, uisutamine, iluuisutamine ja jäähoki, siis on seal tennisekeskus, tennis taetatakse, siis Arigato majas on meil seal kõik need võitluskunstid, Kevin Renno, Mai Tai ja kõik mis iganes. Üle tee on rannavolle koht, ja nii edasi. Et noh, meid on nii vähe ja selle vähesuse pealt me peame selle valiku tegema, et kui meil on mingi sihtrühm noori, siis tuleb leida need, ma ei tea, 5 noort ja nende jaoks leidu raha. Et noh, lihtsalt on olemas. Noorte puhul mulle endal tundub, et võib jääda selle taha ka, et aga mis mina lähen, mul ei ole veel mingit suurt võitu võib-olla kuskil. No jaa, aga kus sa tead, et tänapäeval noh, kõik räägivad, et mul on aega, vaat see on põhijutt, on aega, ja siis iga kord ma jõuan, jah? Ja siis ma ütlen, et aga Cannonball on 19, no, et mis aega? No, kui sa oleneb, kuhu sa jõuda tahad, kui sa tahadki seal tuuritada iga üle päeva seal steiki grillida ja 1000 kilomeetri kaupa autoga sõita ja võtta seal katis võib-olla läbida, võib-olla mitte, natuke raha saada, siis jah, see on ka elustiil. Jah, kui panna nagu perspektiivi sisse, siis nüüd viimane Open at Austinis top 4 oli vahepeal meil Niklas Antila, Anthony Barela, Cannon Burr ja Kyle Klein, eks ole. Kõik, kui ma ei eksi, alla 25. No täpselt nii, jah, et mida varem, seda parem, noh, ja noh, kui me nüüd nagu discgolfist räägime, siis tegelikult seis on selline, et minu arusaam on, et kui sa hakkad discgolfi mängima, siis esimese 2-3 aastaga tuleb see lagi suuresti ette. Et kui ma olen kõiki neid mängijaid vaadanud, ka neid, kes siin hulluks treeninud on ennast, et 2 aastaga sa saavutad mingisugust tasem, nüüd on see, et kui palju sul seda annet on ja sealt edasi saaks grindida. Et see platoo tuleb nagu ette ja paljud võib-olla vaimusilmus unistavad, et see nii ei ole, aga minu meelest see nii on, et ikkagi see andekus paneb piirid. Ja seal ilmselt on siis vaja juurde mängida sellega, et sul on vaja seda rahvusvahelise võistluse kogemust, lihtsalt, et närvid vastu peaksid. Jah, et siin oli äkki see oli Estonian Open, kui Ricky Waisoki siis minu juures ööbis Kakumäel ja ta mängis suhteliselt kehvasti, aga meil oli selline nädalane kliinikute periood enne seda, kõik Tartud, Lätid, ma ei tea, Oso golfid, noh, täiesti on niimoodi, et meest tuli siia raha tegema. Ja siis oli see Estonian Open lauluväljakul, mida siis Saviok ja Sepp korraldasid. Ta mängis seal niimoodi, et oli liitkaardis ja mingi hetk lihtsalt kukkus nagu kokku ja siis äkki Silver Lätt, võin ka eksida, aga mingi võistlus oli, Silver Lätt võitis teda. Ja siis me istusime Telliskivis seal lendavast taldrikus, sõime õhtusööki, mina, Waisoki ja David Berglund, lätitud 64 tegevjuht ja omanik. Ja siis ma ütlesin, noh, et siin Silver Lätt ütles, et noh, et tegi sulle
pähe, on ju, et kuidas sa seda seedid, on ju, siis külma kõhuga ta ütles, et jah, et ta tõesti võitis mind au ja kuusus, aga tehku seda 200 ringi järjest, siis vaatame. Okei, mõõtkava on ikkagi ühe teine. Kui sinu käest on seda ka hea küsida, et kui me vaatame nüüd viimast off-seasonit, siis neid liikumisi discgolfi maastikul küll peamiselt USAs oli ju nii metsikult palju, et kas see võibki hakata saama nagu tendentsiks aasta-aastase, et tegelikult vähemalt mulle tundub, võib-olla selliseid pikki lohisevaid lepinguid ju ei taheta teha, ei oleta teha enam. Jah, et ma arvan, et see raputus, mis siin kõik räägivad, et tegelikult see on täiesti jama jutt, et kõik räägivad, oi, discgolf on languses ja ma ei tea, maailma lõpp kohe läheneb ja kõik jutud on. Tegelikult on 2 asja languses. Ketaste müük on languses ja PDK siis aktiivsete liikmete arv või on siis nagu tasakaalus, et ei tõuse. Aga mängijate arv kasvab metsikult. Mis on juhtunud lihtsalt on see, et see buumiaegne ostuhullus on tehtud, nüüd läheb natukene aega ja see ostuhullus tekib tagasi. Ketaste kvaliteet on läinud ka selliseks, et need kestavad nii kaua. Ehk me ei saa hinnata ala arengut ja kasvu selle järgi, kui palju me kettaid müüme või kui palju on PDK liikmeid. Ma toon lihtsalt hea näite, eelmine aasta Norras aktiivseid ringe mängiti kuskil, neid mängijad oli kuskil üle 100 000. Et mul PDK-ga on siin pidevalt usakatega siin mingi diskussioon on ju, siis ma toon neile nagu näiteks alati seda Norrat või ka Eesti näitet, Norra puhul, et neil on 3-4 000 liiget. Aga uudiski põhjal on ju mängiti ringe seal, seal on väga populaarne uudiski, et oli üle 100 000 unikaalse, kui ma nüüd ei eksi, et millest me räägime, et seal on kivi nende kapsaaias või ma ei tea, väravas pall on ju, et mõelge nüüd 5, kuidas see siis unlockida, et samamoodi on Eesti on ju, et usakate arusaam on siis see, et kuna 15% discgolfi maailmast on Euroopas, 80% on USAs, 5% on omakorda Aasias, et siis iga 5 aasta tagant nagu võiks siin midagi suurt toimuda või et aga siin ju ei ole mängute arvu piisavalt, kui ma ütlengi, et meil siin on Eestis paar tuhat PDK liiget on ju, aga vaata siin Metrixit vaatad, siis meil on seal, ma ei tea, 40 000 kasutajat suurusjärgus on ju, ja ringe teeb siin 40 000 pluss kõik need hobimängijad on ju, kellel see discgolf on 4., 5., 6. aktiviteet, tegelikult need numbrid on palju suuremad, need on kasvutrendis, lihtsalt ongi see, et kuidas sa neid vaatled, on ju, ja tihtipeale ongi see, et keskmine discgolfi entusiast ei saa võib-olla nendest numbritest aru, et ta ei peagi saama, sest tema jaoks ei ole see üldse nagu tähtis, ehk siis see info pealevool, mis talle siis nagu tuleb, sellest ta teeb oma järeldused, on ju, ja kui räägitakse sellest, et kõik on nagu halvasti, siis ei ole. Aga nüüd jõudes sinu küsimuse juurde tagasi, et mis see mängijate turul tähendab, siis ma ütleks seda niimoodi, et ega väga palju selliseid alasid ei ole, kus iga kord mängija surub käe ette ja ütleb, et nagu tootja, sina pead mulle nüüd provide'ima ja sina siis oled kõigest süüdi, kui mulle halvasti läheb või midagi muud on. Kui sa vaatad teisi alasid, siis tegelikult on see näiteks niimoodi, et sul ongi 5-6 sponsorid, kõik need on alavälised suuresti või alaga seotud, aga mitte otseselt siis nagu tootjad on ju. Ja see ülemaksmine oligi täiesti jabur, et minu võitlus siis tootjatega on olnud pikaajaline, kus ma siis üritan neile selgeks teha, et mida te tambite seda raha sinna nendesse mängijatesse, kes ei turunda, kes ei müü mitte midagi, on ju, kelle kogukonna tunnetus on üliväike, palun keskenduge sellele, et ostke korve ja pange need, ma ei tea, Poola, Saksamaale, kuhu iganes, on ju. Et ehitage discgolfi parke, sponsoreerige, toetage kogukondi, inimesi, kes reaalselt ongi mingi regiooni siis startijad, on ju. Mitte see, et ma panen siin jälle mingi 500 000 X mängijale, on ju, ja siis mõtlen, et miks see 3-aastane mängija ei ole piisavalt vilunud tegema turundust, ta ei ole piisavalt vilunud tegema muide YouTube'i videosid, olema kohal TikTokis ja nii edasi, on ju. Et ma arvangi, et see muutub ja see, et siin osad mängijad nagu tuuritamise lõpetavad, süüdistades osaliselt siis tootjad on vale, et ma näiteks Erik Oakliga mingi hetk nagu, ta oli ka siin mingi mustas masenduses, on ju. Siis ma ütlesin talle ka, et kuule sõber, on ju, sul on naine, on ju, sul on maja, sa elad kuskil seal Florida lähedal, on ju, et nagu, mida sa nagu ulud, on ju. Et discgolf ei ole elu, et disk on lihtsalt üks A5 ja kui sa näed, et sa oled sellest rongist maha jäänud, leia endal teine roll, tooda sisu, ma ei tea, korral tee podcast'e, otsi siis viise, kuidas kogukonda kasvatada, pane nädalamängud käima näiteks, kui sa tahad mingit lisasissetulekut, on ju. Et alati võetakse seda kuidagi jube traagiliselt, nüüd oi, mina nüüd lõpetan tuuritamise ära või aga see ongi fakt, Paul Macbeth on praegu, ma ei tea, kui ma nüüd ei eksi, 34-aastane, on ju, tegelikult ülinoor inimene, et ühtpidi ta nagu selle karavaniga suudab kaasa sõita, aga teistpidi panna kokku 3-4 ringi niimoodi, et kordagi ei eksi, võimatu. Jah, nüüd on näha ka, et ta enam ei tegele ju peaasjalikult ainult discgolfiga, eks ole, et see discgolfi kõik muu toetav tegevus, see annab talle mängus annab tunda.
Jah, aga mina pean teda ikkagi suureks eeskujuks. Nüüd ongi küsimus see, et kui palju ta motivatsiooni leiab siis discgolfi väliselt hiljem ala arendada. See, mis ta Paul Macbeth Foundationiga teeb, on üle siin arenguriikidesse neid discgolfi parke ehitab, see on väga kõva sõna. Aga mis nendeks tippmängijatega juhtubki, on see, et kui see rahapatakas neile mingi hetk pähe lüüakse, see on väga väike arv. Siis nende see motivatsioon ja tuleviku nägemine on nagu muutub päeva pealt. Et eks ole näha, aga uus generatsioon tuleb peale, seda on juba näha, USA-s 13-14 aastast ja nende käekiirus on oluliselt kõrgem ja mis eristabki võib-olla seda noort mängijat, näiteks Cannon Burry võrreldes seal 30 aastastega, ongi see, et neil ei ole veel seda korvihirmu. Nendel ei ole elus olnud nii palju bad beat'e või selliseid nagu ebaõnnestumisi, et iga kord, kui on mingi otsustav koht, et siis nad löövad jala värisema, vaid nad tulevadki selle eesmärgiga, et ma teengi kõigile kotti nagu. Ma tahangi teha ja mina olen see vend ja nii on ju. Ja kui ma ei võida, siis mitte midagi ei ole, on ju. Et samamoodi Burn mängis ülikehvasti Euroopa Discgolf Festivalil, ta ei olnud löödud. Tema jaoks suurem väljakutse oli see, et ta käis Ormoja juures seal pitseerias on ju mingisugust baaridaami iga õhtu siis jutustamas temaga siis. Et tema jaoks oli võib-olla see palju tähtsam on ju. Jah, kui me nüüd räägime natukene ka võistluskorraldusest, siis räägitakse, et Eesti nädalamängud on kohati isegi kõrgema tasemega kui mõni USA ProTouri etapp. Jah, sest see, Eesti on esiteks väike riik, meil on väga lihtne võtta šnitti naabrimehe pealt, me oleme hästi digiriik, me oleme hästi selline, kuidas ma ütlen, me oleme sihikindlad inimesed, et selles suhtes, et me tahame süsteemi. Et kui USA-s, ma ei tea, Hispaanias elades, ma näen seda manjanat, seal ongi manjana ja sellepärast nad ongi oma elu ja keskkonnaga manjanas. Et meil on see, et kui nädalamängu korraldaja ikkagi korraldab, siis ta korraldab nagu võimalikult hästi. Ja see kriitikanool on ka eestlastel see, et kui midagi hästi tehakse, siis ega keegi ei ütle, et kuule, patsutame õlale, et kuule, vinge värk on. Alati, kui on seal mingi, ma ei tea, OB-dokk on natuke viltu või ma ei tea, start venis 3 minutit, siis see on nagu probleem. Ehk siis keegi ei taha seda kriitikat lihtsalt kuulata, siis nad üritavad kõik võimalik hästi teha seda. Räägime korraks nagu sinu sportlikust taustast ka. Mis enne, kui sa üldse discgolfini kunagi jõudsid, mis sa varem teinud oled? Ma olen terve elu jalgpalli mänginud. Et ma arvan, minu selline silmi avardav periood oligi see, kui ma siis Nõmme Kaljus olin. See oli siis periood, kui me seal teises liigast müttasime, esiliigasse tõusime ja siis see vahemik, kui esiliigast meistriliigast tõusime, otsustasime ma, et on aeg aidata siis Kuno Tehvat, kes oli toona minu üks nagu iidolitest mängijate turul siis ringi vaadata, kuna ma olin ka siis üks soccernet.ee eestvedajatest, me siis alustasime seal sellega, et see oli siis jalgpalliportaal, ehk siis meil oli hästi palju datat toona, see oli ikkagi aeg, kus väga see digivärk nii arenenud ei olnud ja minu jaoks oli Kuno Tehva nagu väga tugev turundaja Eestis, et kõik see peo- ja mölluvärk, mis ta siis nagu tegi, kõik need Priveed ja Sundance Music Festivalid, Nõmme Kalju ülesehitamine. Ma olin selle nagu asja sees ja sealt ma sain siis väga palju nagu inspiratsiooni, sest ühtpidi ta pidi nullist raha kokku ajama, teistpidi seal oli vaja 20+ mängijat iga hooaeg üleval hoida ja samamoodi siis pidi paralleelselt võitlema seal Aivar Pohlakuga, on ju. Et see elu oligi huvitav ja silmiavar ja ma sain sealt oma selle nagu kogemuse, sest tema tegi näiteks neid just muusikaürituste sarju nagu maailma tasemel, et mismoodi ta ikkagi kõiki neid artiste ta tõi siis kas stand-upi tüüpe siia Eestisse, kes toona nagu, stand-up polnud üldse mingisugune nišš või praegu me Ari-Matit ja kõike teame väga hästi, siis ei olnud ühtegi sellist inimest. Et see oli jah see spordikarjäär ja mingi hetk ma sain aru, et kõik sõprade põlved ja hüppeliigesed on pooleks ja kõik on käinud, põhimõtteliselt kõigil oli siis Reivassepa number 1, on ju, kellele siis helistati, et tule aita, siis ma mõtlesin, et tahaks 30 aasta pärast ka jalutada omal jalal ja üldse täisväärtuslikku elu elades ma sain suht piduri peale, mingi hetk madalamates liigat seal hullasin võits. Enam ei mängi? Ei, kõik meil on suuresti lõpetanud või ühel või teisel põhjusel, mina olen üks väärstest mu tiimist, kellel üldse põlved terved on. Hammas verel ka ei ole, et võiks vahepeal... No on ikka. See on ka see, et see võib olla filosoofia või mida ma nagu jälgin, et alati tuleb nagu elada tänases päevas, et väga palju noored ja inimesed ei saa seda aru, et mida vanemaks sa saad, seda vähem asju sa teha saad. Et ma olengi sellises vanuses, et nagu jalgpalli saab mängida, aga ma ei saa seda mängida sellisel tasemel, nagu ma mängisin.
et tihtipeale siin vanemad inimesed, siukse 60-70 aastased räägivad mulle, et nad kohe hakkavad elu elama, on ju. Siis ma küsin neilt alati sellise toreda küsimuse, et aga mitu suve sul jäänud on? Et no mitu suve sul nagu täisväärtuslikult jäänud on, et kui sa nüüd nagu elama hakkad, siis mõtle nüüd loogiliselt, on ju. Siis tõmbab lukku ära. Jah, aga see on ükskõik mis vanuses, kui sa 20 oled, ma ei tea, 15 seal vahemikus, siis samamoodi. Et kui sa küsid, et näiteks mitu suve on mul jäänud, et ma saaksin mängida näiteks jalgpalli, noh, siis ongi väga lihtne vastus on 10 suve selliselt, et mingit taandarengut ei toimu, kui sul vigastus ei tule, aga kui sa üle 30 oled, siis hakkad seda perspektiivi võib-olla teistmoodi panema. Ja seda väga palju nagu noored ei pane, et ja ükskõik mis vanuses, et igas vanuses ikkagi tuleb mingi piir hetke mingitest tegevustes, mida sa ei saa teha, noh, et jalgpall oli sul siis ainuke armastus või tegid sealt kõrvalt ka midagi? Tennist mängisin ka, aga see oli pigem selline vanemate värk, et mängijad seal need liikuvad siis need jõukamad inimesed, et see on selline nooblim ala. Toona siis ma tennisetrennis ootasin seda, et saaks jalgpalli mängida, ja vastupidi, ma mängisin Hiiul, ja siis Hiiul oli seal tenniseväljakute kõrval jalkaväljak ja siis tavaliselt ma tegin 15 minutit sooja, siis see on nagu tore aeg. Aga ma olen tänulik. Aga nüüd discgolfini jõudmine, millal sa siis esimest korda seda ketast päris käes hoidsid? Oi, see oli 10 aastat tagasi kuskil, ma arvan. Ma vaatan, PDK oli sul 2016 oli esimene ring, vähemalt PDK-s. Jah, see oli kuskil 10 aastat tagasi, vana hea Nõmme, kõik räägivad Nõmmest, Ralf Rogov. Rahu temale, ma pidin teda tervitan. Võitis meid sõpradega punti, Ralf oli ka kibe kärbes siis jalgpallialal, ta oli selline tipuründaja, kes seal tagumik ees värava poole keeras ja vahel ka kääre tõmbas, et suhteliselt ulmveld, eriti rannas, ta oli ranna jalka päris tugev mängija, ütleme nii. Ja siis tal paralleelselt mängis siis seda discgolfi, ja siis me sattusime, minul nagu õnnestus sattuda sellisele huvitaval ajal, kus kõik see asi nagu algas. Et selline Marko Kivi, kes teab vanema põlvkonna mängijatest, kõik see Rainer Lipand ja Silver Lätt, kui ta elas seal Nõmme esimesel, ma olin selle asja juures, et need visked toona olid minu jaoks ikka uskumatud, mis see Lätt tegi, et see oli ju uskumatu. Aga ega argus kohe mingi klikki ei tekkinud, läksime popsporti, ossime seal mingi 3 ketast, jälle mingi... Mäedad ka, mis nad olid? Mingi väga imelik Innova puter oli see, äkki see Nova mingi 2 osast on ju. Okei, see tundus lihtsalt selline täitsa jabur asi. Et ma hakkasin lihtsalt peale sellest, et ma ossin kõigepealt driveri, ma ossin mingi Discmania, mingi ERK kollase driveri, mille peal oli ultra, mega, super fast, mis iganes speed nagu. Ja see lihtsalt tundus, et okei, siis ma ostsin selle Nova puteri, see tundus täielik jaburus võrreldes sõpradega, et mis asi 2 elemendist koosnev. Ja siis oli natuke nagu raha veel, mis sellel päeval tahtsid siis nagu investeerida või sporti, siis 3. ketas, siis mõtlesin, okei, et kui ma nüüd 2 tükki ostsin sellised nagu premium-klassi ketad, siis mul on vaja mingit sükest keskmaa värki ka, et keegi ei tea, mis see siis täpselt on, et kuigi ma tundusin siuke driveri vend rohkem, et mis see keskmaa kelleks ja milleks. Ja siis ma ostsin mingi Innova Skeeter või ma ei tea, mingi selline täiesti kõige odavamast plastikust. Aga see oli rohkem siuke nagu pullivärk ja siis me Nõmme metsas käisime, 3-4 sõbraga alustasime. Aga kui ma nüüd vaatan konkreetselt PDK sinu võistluskarjääri, siis sellist nagu liiga tihedat PDK võistlemist sa ei olegi teinud ja 2019 oli viimane. Jah, kuidagi tead, mulle meeldib mängida nagu oma lõbuks ja väga palju toona ma korraldasin nagu võistlusi ja nende võistluse korraldamine võttis nii palju energiat. Ma vahepeal proovisin ise ka niimoodi, et oma võistlustel mängin, siis ei olnud veel seda kriitikanoolt, et korraldaja ei tohi mängida. Siis oligi see, et saatsid kõik rajal, ise tõmbasid ka. Aga see nagu ei toiminud ja minu nagu parimad hetked või ajad discgolfis on see, kui ma käisin ikkagi mitu aastat järjest seal Glass Blown Openil USAs. Ralfi pundiga, siis Ralf kogu aeg korraldas seda, et Ralf on seal, ma ei tea, patroon. Ja see oli nagu siis selline highlight, kus mulle väga meeldis käia, mitu aastat käisin seal ja teine oli siis see Disclandi aeg. Et kuidagi see õhtune vibe, et lihtsalt mingi punti inimesi tuleb kokku, lihtsalt mängime discgolfi, mitte see, et ajame nagu, ma ei tea, punktis taga, et näiteks golfis meil on seal Arigatos Golf X-is on simulaator, kus siis mängitakse nagu telekamängu seinal ja siis inimesed lähevad nagu ülinärvi kogu aeg, siis ma küsin, et kurat, kuidas sa saad minna telekamängu peale närvi, et nagu sa mängid telekamängus golfi ja siis sa lähed nagu närvi, aga see toimub nagu päris elus discgolfis ka, et nagu iga kord on see, et nagu sa 90% inimestest rajalt tuleb, küsib, kuidas on ülihalvasti on, ma ei tea, see puu jäi, et see jätta, sest kõigil on vaimusilmas see ideaalring, et kui sa võtad näiteks Järve näite, siis enamikel radadel on kõigil võimalik seal pördi saada, suuresti on, arvestajatele jõudel küll. Ja nüüd ongi see, et sa alati mõtled, et ma lähen panen selle -10 ära, aga reaalselt tuled +10 maha ja siis mõtled, et okei, et nagu mis nüüd valesti läks. Aga see ongi see nüansside rohkus ja kõik see nagu, sa ei saa keeldada.
mulle tundub, et seal on väga palju ka seda, et huvitav, mida teised arvavad nüüd, kui ma 10+10 maha. Jah, aga see ongi põhiasi, et mitte kedagi ei huvita mitte kedagi seda ma räägin oma noortele golfimängijatele ja ka muudele, et tuleb värin sisse, et mis saab aga keda, okei, mõni võib-olla vaatab, võib-olla keegi kuskil natuke räägib, aga see ei jõua sinuni ja see ei muuda mitte midagi. Et tegelikult ongi see, et see rõõmu pool või see fun peaks jääma. Ja minu jaoks see ei olnud mingi staatusnäitaja, et PDK võistlusi mängida, et see, et ja mängu tasemelt ma arvan, ma olen siuke, ma ei tea, mingi 900 mängija kuskil seal 900 kandis, et ma võin mängida igal rajal miinust ja võin laduda ka normaalselt plussi, et seal ei ole mingit sellist seost, et ja kuna mu elus seda discgolfi oligi piisavalt tööalaselt, siis ma valisin kuidagi selle korraldusliku poole ja kõige muu, et ma väga ketast käes ei ole hoidnud, nüüd ma mõtlesin, et ma siin Kristiga, kes meil turundus teeb, et temaga tegime siis diili, et ma pühin tolmu siis kettakotilt ära nüüd, kui kevade poole siin on, et teeme järvel mängu ja tuleb video ka või? No seda ta tahab, aga ma ütlesin, et ma sellist pulli ei lase endaga teha, nagu Rainer Ripand ja seal Rene Treier tegid seal seda tragikomöödilist ringi YouTube'is vaadake, see on kõige legendaarsem YouTube'i video üldse, mis Eesti discgolfis on tehtud. Aga jah, et kui ta mind võidab, siis ma viin ta järvele pannkooke sööma. Aga nüüd ma pean vaatama, kus mul need kettad on. Et selles suhtes enesekindlustus mul puudu ei jää. Eks ma tõenäoliselt sinna samasse vahemikku temaga mängin, võib-olla saan tappa, võib-olla võidan. Aga millal viimati mängisid? Eelmine, ma ei teagi, kevad. Pole ka ammu siis kettaid puutunud. Jah, aga ma arvan, see tunnetus tuleb tagasi. Jah, ma vist oli eelmine jah, nagu tõsiselt mängisin Maria Liivamäega, kui me läksin seda Maardu talvise layouti proovima, täpselt vahetult enne, et siis oli ka see, et Maria ka seal tagus vastu rinda, et oi, kuidas ta siis mulle ära teeb ja kõik jutud ja siis me kassis lihtsalt lõime läpaka klapid kinni mingi suvalisel teisipäevasel päeval, seal Muurin veel pani mingi toobe-tokke, et tavai lähme ja ma ei tea, kas me viiki või me ühega võitsime, ma täpselt ei mäleta, aga tuppa ma ei saanud. Et aga siis saab ikkagi sinu käest need küsimused ka ära küsida, et kui sa peaksid nüüd praegu valima ühe driveri, ühe midari, ühe putteri, mis need on sul? Ma arvan, et uuest Grammy line-upist varsti. Okei, sellest me räägime siin kallid kuulajad juba kohe varsti, mida see Gram on aga teeme ikkagi selle ka, et kui Grammi ei saa valida, discord.ee laos, millest me kohe hakkame rääkima, on metsikult palju kettaid. No ma ütlen, ma olen selline, ma ei tea, lätitud usku inimene. Mulle väga meeldib Prodigy ka, selles suhtes ma austan Seppo Pajut kõrgelt ja hindan teda ja mis Rotmeistrid tegid Eestis ka, et Rein on ikkagi üliäge vend ja Martin ka. Aga kuna ma olen see lätitud usku inimene olnud siin, siis minu tees on see, et tegelikult piisab 5 kettast. Et mitte 3, et kui sa küsid küll 3, aga 5 kettast. Et võta pureputter, võta Claymore, võta Saint Pro, Grace ja Rive. Jah, sul mingi utility ketast on ka vaja, mingit Justice'it, Harpi, mida iganes on, aga nende 5 kettaga mängib ära täiesti alustav mängija, lõpetades siis tippmängijani. Jah, seal on mingid variatsioonid, et mingisugune driver võiks olla siis natuke lahjem kui täitsa alustajal, aga ma arvan, et siuke korralikult sisse pekstud Grace on ma arvan, suhteliselt hea flipi igale käele, et sa saad selle lennujoone kätte distantsi ka, ja ilmselt see üks loogika seal taga on ka see, et kui sa juba neid 5 kettast tunned, siis sa oskad neile anda ka neid nurki, et nad teeksid seda, mida muidu 20 ketast teevad. Jah, täpselt nii ta on, et aga nüüd läheme natukene, või tegelikult korraks, kui me juba golfist räägime ja discgolfist, siis aktiivselt sa ju golfiga tegeled, sa ise ka mainisid, et sa siin ka seal poole peal toimetad. Kas see oli siis niimoodi, et sa mängisid juba mõnda aega discgolfi ja siis avastasid golfi või kus see tavagolf siis sattus? Tead, see oli niimoodi, et me olime jälle seal kliimapagulased Tenerifel ja kuu aega sai siis juba vedeletud seal Ralfi ja Marko ja Rannoga, et sõbrad koos ja pered seal ja tegime tööd ja puhkasime ja siis mõtlesime, et nüüd on mingit uut hobi vaja ja siis selgus, et Ranno just eelmine suvi oli või sügis oli seal käinud ja tal on üks Hispaania Kevo-veereline treener Javier. Las Ameerika golfiväljakul ja siis me siis suured ässad läksime siis sinna, võtsime talt kohe 3 trenni ja vaatasime siis, et kurat, see on äge mäng, et peaks mängima. Ja siis keegi rääkis mingist green cardist ja mingist sellist lugust, ütlesime, meil ei ole vaja mingit green cardi, me oleme siuksed head luiskajad vennad, et me lihtsalt lähme paneme D-aja, rendime endale setid ja stardime. Ja siis panime mingi D-aja ja esimene oligi par 4 oli või äkki par 5 ja ma ei tea, tulin seal mingi 15 löögiga maha. Siuke fake it till you make it tunne oli, aga kuidagi siis klikkis. Ja siis me läksime kohe sinna kohaliku golfipoodi, mingi suurem kogukam inglise härrasmees oli omanik, vaatas otsa meile, ütles, et kurat, te olete doonorid. Tõmbasid meile mingid hullud setid kaela, ostsime seal kõik varustused ära ja siis hakkasime mängima ja kuidagi siis ta sattus.
kätte, natuke jäi mingi hetk pausi, aga just miks nagu golf, mitte discgolf on see, et nagu discgolfi juurde tagasi tulles, et see mängu erinevus, et mina ütlen, et discgolfi alus on distants. Et kui seal distantsi ei ole, siis see mängus ei ole, suures mängus. Ja minu puhul on ka see, et ma arvan, ma viskan siuke mingi 110-115 meetrit on ju, tagant tuulega on ju, heal päeval natuke rohkem, aga mind discgolfi puhul häiriski kõige rohkem see, et näiteks ulatame, kui mul on par 300, ma ei tea, 35 meetrit. Hannes Kurm, kes viskab 150 meetrit rahulikult on ja viskab seal 135 meetrisel par 3-5 meetrit pikaks, ma jään 20 lühikeseks, kui sa nüüd mingi mega jump puti ja ei ole, kui need reeglid üldse lubavad seda tulevikus, siis sa ei ole mängus. Ehk siis näiteks minu hea sõber Marti Ojamaa, kes on siis Viljandi discgolfi AEO olnud kunagi ja kõik selle rotari ehitanud seal ja mis kõik on, siis ütles ka, et näiteks Viljandi rada teema üks üliigav. Miks? Et korvidel, kus ma välja ei viska, ongi lihtsalt, see on drive, jump put, 3. Drive, jump put, 3. Et golfis on lihtsalt see element see, et ma toon lihtsalt näite, et kui mina näiteks, ma ei tea, par 4, 370 meetrit ja mina drive'in keskmiselt seal mingi 220-230 meetrit, pro-mängija lööb seal 270-300, siis minu teine löök on seal mingi 130 meetrit auguni, temal on sott, jah, 100 pealt on kergem läheneda kõik muud, on ju, aga see mängu element on see, et nagu kõik on lahtine. Et kuidagi discgolfis ongi see, et kui sa nagu füüsilised eeldused, et kuidagi ei anna seda distantsi või sa ei saa seda, siis jah, seda annab treenida, aga see treenimine on kuradima raske nagu. Et sul tulebki nagu, et minu võib-olla silme avardab oligi see, et ma ei tea, mäleta kellega ma seal olin, äkki oli Ralf, Marko Narits ja Hannes Kurm, kui me käisime mingi hetk Muraste nädala mängul Jürissoni juures seal, ja ongi sul avatud väljak, sa seal proovid oma S-iga kohale jõuda, see on mingi rada või korv, mis läheb siis tagasi, tuleb, enne oli kunagi seal autotee kõrvalt, mingi par 3 lihtsalt täitsa avatud vise, siis ma ei tea, Hannes Kurm võtab oma mingi keskmaa ketta ja siis nagu mingi viskasin 10 pikaks, siis sina võtad oma driveri, vaatad oma tuule suunda ja heal päeval saad siis nagu putile, et see on jah, discgolfi puhul see mõttes nagu äge, põnev, aga sellise harrastaja jaoks natukene ruineeriv või traumeeriv isegi vahepeal, kui sa vaatad, et tõesti võtab keegi Mauri või Hannes läheb putteriga ja siis sa proovid seal fairway või driveriga saada seda samat distantsi kätte. Aga see on osa spordist, aga ma küsin siis võib-olla sinu käest niimoodi, et kas on midagi discgolfis hetkel üldise ülesehituse või reeglite mõttes, mis sa näed, et on täielik pläust hetkel, mis peaks muutuma? Ma ei saa öelda, et täielik pläust, aga ma ütlen, see formaat on üligav. Et neid mänguformaate võiks kõvasti rohkem olla, kuidagi see arusaam nagu, ma ei tea, ma toon näiteks, kui me mingi hetk jõuame ka sinna Euroopa discgolfi festivali juurde, siis meie kõige suurem probleem on see, et meil on Pro-tuuril oli 3 päeva, Majoril 4 päeva, väga pikad päevad, nagu üksluiset mängu, kõik on sama layout, kõik on sama, et nagu et see ei ole paeluv. Et 4 tundi jälgida, näiteks ma ütlengi, et me just arutasime siin natukene omakeskis, et just oli siin see Pro-tuuri etapp, kus Kristin läks väga halvasti seal 18-ndal, mitte üldse, et tahaks kellelegi halba, aga üldse nagu selline draama on nagu minust väga tervitatav. Et naiste mängu vaadates, siis viimasel ajal on see ka kuidagi muutunud üksluiseks igavaks, sellepärast, et nad on nii heaks muutunud, et enam ei ole sellist, et ühe korviga võib kõik ära anda. Et discgolfil ongi see, et ta on üksluine. Et ma arvan, et ja teiseks need metsarajad, telekast ei ole võimalik vaadata neid, see lihtsalt see visuaalne produktsioon on nagu nii kehv. Mitte tasemelt, aga lihtsalt seda ongi raske nagu võtta fookusesse. Ma arvan, et lihtsalt see formaadi küsimus, et kuidas luua selline kas või skins match või mis iganes tüüpi meeskondlik või naiskondlik või mingisugune selline, et nagu iga korvil on nagu vaja minna all in ja võtta seda riske. Et me ise oleme mõelnud mingisugust paarisformaati, kus sul ongi nagu luuagi võib-olla maailma standardil mingi täiesti uus formaat, kus ongi, paarilisega on see, et nagu kogu aeg on vaja nagu on point olla nagu. Et praegu ongi, et kui sa vaatad meeste või naiste discgolfi, siis see ring on 4 tundi, miks nendesse subscription base ei tõuse, sellepärast ongi, et nagu 90% discgolfertest neid ei huvita, kes on, ma ei tea, tippmängijad, mis see saavutussport on. Neid huvitab lihtsalt see, et nad lähevad männikule, neil on fun ja nad ei jälgi seda. Praegu on Eestis kõige popim on näiteks padel on ju, et ma ei tea, kõik mängivad padel, tegelikult ei mängi. See on väga väike arv, sellepärast, et padelil on piiratud ressurss nüüd jah, see buum kestab siin järgmised 2-3 aastat, ehitatakse üle nädala, avatakse halle on ju, 2-3 aasta pärast ma võin spekuleerida, pooled on neist pankrotis on ju. Ja mis see ongi see, et kui sul sõber mängib, siis sa oled ühes inforuumis ja sa mõtled, et kõik jälgivad seda, tegelikult ei ole. Et see on ka üks asi, et kui ma küsin näiteks, ma ei tea, Ralf on meil siin hull padelist, ma ütlen, see on eratreenerid Hispaaniast ja ma ei tea, mis tal kõik on ju.
ja ma küsin, et aga ütle mulle mõni nagu padelimängija, keda sa tead nagu tipus. No ei tea, noh. Et vaata, discgolf on selline ala, mida tegelikult muud inimesed ei jälgi. Et noh, näiteks mul on, ma ei tea, ema on Ralli ja Rally Estonia ja Silver Kütina mingi jõhker fänn nagu. Põhimõtteliselt nagu ta ei saa lasta hoida mitte midagi teha, ta nädalavahetuses istub teleka ees. Et on alasid, kus nagu väga paljud alavälised inimesed jälgivad seda ala teatud hetkedel. Aga discgolf ei ole selline asi, et näiteks mul on mingi sõber, kes mängib tennist, on ju, ja nüüd me näiteks reedel koguneme, et vaatame Pro Touri nagu koos. No. Teda see ei paelu, on ju. Aga samas, kui on mingi, ma ei tea, kossuvärk või on iluuisutamine, siis me oleme kõik on meie nina, on ju. Kõik on, ma ei tea, meie korvpalle. Ja seal on ilmselt ka see emotsiooni küsimus, kui sa vaatad mingit, ma ei tea, Kalev Kruusi kommenteeritud korvpalli, siis tema isiksus muidugi annab sinna palju juurde, aga sul pidevalt toimub midagi, mida kommenteerida. Jällegi discgolfi kommenteerimisel sa võid küll juurde panna, et milline metsik haiser, no sa ei näe seda iga päev, aga siis sul läheb ja jälle võib-olla 2-3 minutit mööda, enne kui nad jõuavad jälle oma kettani ja siis saab kommentaator sinna hakka anekdoote, eks ole, vahepeal rääkima. Jah, noh, et ja noh, kus see konkurents, noh, me võitleme siin, ma ei tea, jalgpalliga näiteks Eestis on, no ma ei tea, sul on garanteeritud eelarve seal 15 mis iganes miljonit, on, pluss miinus on. Noh, väga raske. Eestis on tegelikult, kui me näiteks, noh, piletikeskusel oli selline workshop, kus siis meie partner siis Fiibi, et kus toodi välja väga hästi, et tegelikult Eestis on 20,000+ kultuuri- ja spordi tarbijad, kes panevad X eurot iga kuu siis sinna alla, ehk siis kõik võitlevad selle nimel, on. Ja nüüd, kui vaadata näiteks algavad suve, siis ma arvan, et eestlastelt võetakse see viimane vaba raha ka käest ära, on ju. Ja kõigi kontserdid ja... Praegu tehakse raha, noh, lihtsalt tehakse raha, et ma olen kuulnud taustalt, et kõik piletimüük on super, välja arvatud äkki Martin Kärriks Tartus. Kõik muu on selline, et nagu kui sa hakkad mõtlema, et on aastaid, kus meil on üks kontsert, on, siin on praegu niimoodi, et nagu pannakse back to back, et reedel on sul, ma ei tea, Keta ja laupäev on Aoki, on ju, noh, et see lihtsalt näitab, kui palju üritatakse sealt ühelt sihtrühmalt välja lüpsta siis kõik võimalik nagu emotsioon ja raha. Et see on okei, ma ei ütle midagi halba selle kohta, aga noh, lihtsalt ongi meie väiksus on see, mis paneb piirid. Aga kui me räägime nüüd European Discgolf Festivalis korraks ja sa mainisid seda nagu formaadi muudatus, kas see on siis ka see üks põhjus, miks te enne põhivõistlust olete loonud sinna sellise natuke teistsuguse võistluse, et oleks lõbu, pulli, funni? Jah, no me tahame teha nagu teistmoodi, et üritame siis luua mingit standardi, et noh, discgolfi mõistes on see, et nagu kogu aeg käib selline olelusvõitlus, kus sa pead siis usakatele põhjendama, miks see asjad on nii ja miks siin on ka elu, on ju, nende jaoks on see väike Ida-Euroopa riik Venemaa kõrval, kus on Kristin Lätt, on ju, ja kõik. Et aga samas meil on nii kokkuhoidev ühiskond ja kõik teavad kõiki, siin on väga lihtne mingisugused võistlusi, eelarveid, rahastusi ja asju kokku ajada, sellepärast noh, mitte lihtne, aga võimalik. Et kui sa USAs satud selle bürokraatia rongi alla, siis sa seal tõenäoliselt ära ka sured, on ju. Et meil on ikkagi, ma ei tea, kui ma tahan Alar Karisega rääkida, siis ta on, ma ei tea, 2 kontakti kaugusel, on ju, või 1 inimese kaugusel, et ma tean kindlasti kedagi, kes on tema lähikonne, on ju, kellega ma saan kontakti, et see on nagu see üks põhjus. Ja no Euroopa Discgolf Festival on ikka see core team nagu, et noh, nende vendadega ma võiks minna rahulikult sõtta, on ju, et nagu ma ütlen, siis Vutt, Kütt ja Rogo, on ju, noh, et see on 3 musketäri ja D'Artagnan, et ühel päeval on üks ja teine, et kuidagi see õige keemiagrupp nagu kuidagi, või ma ei tea, sattus nagu kokku, et Vutt oma siis süstemaatilisuse ja sellise frontman image'iga ja turundustaustaga Kütt, kes paneb lihtsalt hullu, on ju, noh, see ralli kogemus on, noh, teiselt alalt tipptasemel asi, mis ta siis meile tõi ja just see, et nagu ta tulebki täiesti vahel, et see idee võib tunduda jaburana, aga ja siis tuleb see idee, on ju, ja siis me mõtleme nagu algusest okei, Kütt, et mis sa nüüd siin räägid, on ju, ja siis nagu läheb mingi päev-2 mööda seed ja ma vaatan, kurat, geniaalne, geenius. Ja noh, Ralf on niisugune läbi seina minev vend, et nagu iga kord, kui ma ei tea, mida iganes teha on vaja, siis tal on hästi tugev kogukond ümber ja ta lihtsalt teeb ära nagu ja teda lihtsalt tuleb drive'ida, et kui tal tekib see mingisugune variant, et kuule, et nagu, et ei saa, et nagu, siis see on nagu pullile punast rätikut näidates, noh, nagu eelmine aasta meil oli see üks korv, mis tuli siis põhimõtteliselt džunglist välja lõigata, see, mis visuaalselt võib-olla ei olnud kõige ilusam, aga mis see seal külje peal meil oli. Noh, siis no, Ralfile ütlesime, et noh, et sa ei saa. Ja no, nüüd meil on, jah. Aga mis need võib-olla siis sünnitusvalud selle protsessi juures oli või kaua võttis aega enne, kui see katel keema hakkas ja sündis European Discgolf Festival? Ma eeldan, et see noh, mingid mõtted liikusid kindlasti juba koroona ajal, enne koroonat. No tegelikult jah, et suurt võistlust tahtsime nagu korraldada. Mingi hetk siis, kui Rein oli veel, Rein Rotmeister oli siis
puldis, siis ta kuidagi süstis kogu aeg seda nagu energiat, et alguses me olime Reinuga hästi suured konkurendid, et tema oli Prodigy ja mina oli Latitude ja minu meelest Prodigy oli nagu halb ja Latitude oli hea, ja siis oli see, et kui perekond Latid mängisid veel Prodigy's, siis mina olin see hull, kes nad siis Latitude'i meelitas, siis me nagu Reinuga oli siuke, ma ei tea, ei olnud kõige paremad läbisaamised. Vendetta väike. Jah, aga siis me mingi hetk saime hästi suurteks sõpradeks, sest ma austan teda nagu väga kõrgelt ja siis tema rääkis, et nad on üritanud EM-i saada Eestisse ja kuidagi nagu ei ole õnnestunud. Ja siis ma mõtlesin, et kurat, et teeme siis pakkumise ära, mis see siis on. Ja kuidagi nagu saime, siis esimest paar kuud me üldse ei mõelnud väga midagi seal, Ralfiga siis kahekesi, Ralf on mul selline nagu, ma ei tea, sidekick, et tema on siis kord nagu see sidekick ja mina olen siis ma ei tea, Batman ja Robin, aga vahetate. Aga me kogu aeg vahetame, meil on siuke nagu see sprindid on ju, ja siis tema on see, kellega me siis neid asju ajasime ja ega me esimest kuudel väga midagi ette valmistanud, et saime selle võidu kätte seal EM ja mõtlesime, et küll see ise jookseb kokku, siis saime aru, et kurat, päris suur kohustus, et nüüd on mingid eelarve küsimused ja nagu Urmo siis lauluväljaku boss on mul vana hea tuttav, siis ma talle kirjutasin, kuule, et me saime siin mingi EM-i, et nüüd võtaks sult siis nagu nädala lauluväljakut, et mis siis on, et nagu süda suvel suht easy on, et ega siis ei olnud see, et mingi Aoki on sul iga päev seal esineb, et suht saime ja siis tuli mingi 80-tonnine arve, tuli pomm postkasti, siis ma vaatasin, et nagu okei, vaatasin, panin mingi kutsungi, siis tuli see, ma ei tea, jumala ilmutus, Mattias Vutt tuli kuskilt ülevalt poolt, jah, discgolfist me teadsime ja turunduses ma teadsin ka, et ta on väga kõva kärbes nagu. Ja siis tema ütles, kuule sõbrad, et teie see projekti juhtimise oskus on nagu alla igasugust arvestust, et mina süsteemi inimene Astri grupist tulen, mina tean, kuidas see asi käib ja siis ta vaikselt nagu võttis. Algus meile kuidagi Ralfile oli see vastukarva, et mis asja, et nagu tuleb mingi vend, ja meie oleme siin kogu töö ära teinud, et nüüd tuleb tema. Et tema nüüd tuleb, hakkab tulistama, võtab kogu selle tähese ära ja nüüd nagu, ma ei tea, fast forward edasi, ma olen üliõnnelik. Me istume kütiga rahulikult seal tagapingil, las see Ralf ja Võtt teevad. Et nagu neile see toimib, nad on head inimesed, nad on hingega asja kallal ja nii on, aga kui sa räägid nüüd nagu sünnitusvaludest, siis ma arvan, see kõige suurem probleem, mis meil on ikkagi see 20 000 inimest, kellest me räägime. Et neid paljud mõtlevad, mismoodi on, et kuidas on, et piletimüük väga lihtne, piletimüük moodustab meie eelarvest 10-15%. Tegelikult olemata number on. Et meil on neid inimesi vaja, et meil on hädasti vaja, et sina tuled, sa võtad oma sõbra kaasa, elukaaslase, kelle iganes, võtad oma vanemad kaasa, lapsed, sest see on ainuke viis, mida me saame siis usakatele näidata, et näe, meil on räigelt rahvast. Jah, meil võib-olla see layout siis lauluväljaku võtmes ei ole mingi tipptasemel, on ju, distantsi natuke puudu ja liiga palju OB-sid ja kohati mis iganes seal, tavaliselt nutavad need, kes siis treeningringil mängivad -12 ja siis kui läheb võistluseks on -2 ja siis küsivad, kus need 10 viset jäid. Et kõige suurem väljakutse ongi see, et saada need inimesed siis nagu kohale. Ja just see discgolfi kultuuri vaata, sest see on, me rääkisin saavutusspordist, tegelikult väga paljud ei jälgi. Ja teine oluline asi on see, et eestlased mängiks üli hästi. Et ma ütlen, väga suur probleem on eestlastel see, et nagu me muudame oma seda nagu mõttemaailma väga lihtsalt. Et ma ütlen, et on päevi, kus me olime siin, on ju, ma ei tea, meie Niina kõik iluuisutamises on ju. Siis ma küsin, samamoodi ma turunduses kohe küsisin sõpradelt, et okei, aga palju ta punkte sai ja kuidas need punktid kokku jooksevad, mitte keegi ei teadnud. Siis oli korvpall, kõik tõmbavasid, kurat, nüüd tõmbasime niimoodi ära, ja 2 päeva hiljem oli siin Pauki ja vist Kalev Cramo mäng on ju Tondirabas äkki peale seda Eesti koondise hullust pooltühi. Aga see hetk oli niimoodi, et nagu meil on Kalev Kruus paneb siin, meil on 2 korda suuremat halli ja meil on, ma ei tea mida, reaalselt on see, et võtta Excel lahti ja vaata, et seal on 5 üritust aastas, see ei jookse kokku, et see, et meil 2-3 korda aastas on Ale Kokkel enam-vähem midagi rahvast, seal peaaegu täismaja ei ole, nüüd Itaaliaga vist võib, äkki tuleb, on ju, aga see ongi see, et nagu saada see inimene spordiusku niimoodi, et ta tuleks kohale, oleks kohal, täidaks tribüünid, elaks kaasa, võtaks, ma ei tea, lipud kaasa, et näidata maailmale nagu teistmoodi. See oli siuke 2005, mulle tundub. Jah. Võib-olla 2005 suusatamine tuleb mul esimesena ette, kus rahvas oli valmis niimoodi meeletult. Nagu osad tahavad tervikutega minna, siis ja oldi valmis suusatamist niimoodi. Nii, meil on ju jälle super kombo ralli ja nädalavahetus. Silver Kütt on siis ka seal, jagab oma nädalat niimoodi, et ta ehitab siin endale mingi ulmestaabi sinna laulukale, et ta vist 2 päeva on siis rallil ja ülejäänud aja on siis nagu aitab diski, aga see ongi, et siuke võitlus käib, praegu käib ka Live Nationiga seal läbirääkimised, neil on ka väga kriitiline seal ikka ACDC tuleb kohe peale, mis moodi välja, mis kellal, üli selline intensiivne, võib-olla see ongi. Et kõik Eestis tahavad seda ühte lauluväljakut, kui sa küsid, mis see sünnitusvalu, siis ongi see lauluväljakuga pidev nagu
läbirääkimine ja suhtlus, sest neid mesilasi, kes tahavad tarukallale minna, on väga palju. Võrreldes eelmise aastaga, ma saan aru, et see aasta teil ikkagi natuke rohkem aega, eks ole, ettevalmistamiseks. Eelmise aasta weekend lõpetas ära ja teil oli mega kiire. Jah, et selles suhtes seis on hea, vabatahtlik on meil palju, nüüd kohe Liis, kes tegeleb meil siis vabatahtlike, paneb selle kutsega üles, et meil natuke on küll puudu, aga kuidagi see core team ja need inimesed nagu, lihtsalt see vibe kuidagi sunnib takka nagu, et see ja iga aastaga nagu selles mõttes läheb lihtsamaks, et meil see pakett on nagu kokku tulnud, et me teame täpselt, mismoodi me vead on, iga aasta me teeme loomulikult veel vigu, aga nagu me ei ole niisugust stressi või et nagu, et eelarve ei tule kokku või see on kõigest raha, et kui jooksemegi mingi hetk miinusesse, siis jookseme, et ega eelmine aasta oli ka EAS-i rahad tulevad seal alati hiljem, lihtsalt infoks on ju, tuli ka on ju, panna sisse raha on ju, midagi teha ei ole on ju, siis paned sisse ja oled on ju, kokkuvõttes kõik ja on ju, midagi ei ole on ju, aga ongi see Eesti värk, et spordis on üks raha, riigisektoris on teine osa on ju ja kõik tahavad selle sama pirukast osa saada on ju ja meil kuidagi Eestis on see nagu spordialade põhine arusaam, et kõike peab toetama. Et tegelikult, sorry, meil ei ole eelarvet, me peaks toetama, ma ei tea, 5-10 mingit ala on ju, 3 ala, mis on siis tipptasemel ja ülejäänud, mis on siis nagu tervisespordi vaates on ju. Et sportlandi omanik Aare Altra ütleb väga hästi, et discgolf on nagu parim ajaviide nii mentaalselt kui vaimselt lihtsalt. Ja see saab igas vanuses harrastada ükskõik kus kohas on ju, sul on 10 ruutkilomeetri kaugusel on ju lähim discgolfi park. Miks mitte seda propageerida on ju, et nagu selle asemel, et koeraga jalutama minna või üldse välja ajada, ma ei tea, ütle mulle, mis siis teises olukorras sa 2-3-4 tundi metsas jalutad, pigem ei juhtu. Kui me võrdleme selle aasta saabuvat discgolf-festivali, mis on nüüd ka major ja eelmise aasta oma, siis mis need suurimad muutused on? Ma proovisin Kristi käest ka seda infot eelmises podcastis või üle-eelmises juba välja pindida natukene, aga ta jäi isegi mõnusalt, ütles, et tulge kohale, vaadake. Mis sa saad öelda? Aus vastus on kõike suuremalt, et ega seal mingit jalgratast enam ei leiuta, et eelmine aasta me panime suht nagu Mick Droppi võiks öelda, ma ei tea, kuidas seda väljendada. Seda järelainet oli kuulda kõikidest YouTube'i videodest ja podcastidest veel päris pikalt, jah? Nojah, et nüüd me paneme juurde, teeme seda superstari formaati nüüd ringi, see on nüüd Ralfi ja minu vastutada seal, et oleme jaganud võib-olla paremini seda korralduslikku poolt läbi, ma ei tea, jumala abiga saime sinna Jalmar Vabarna kaudu siis Stradotaki, et kuna ta mul Ostravas käib ja ma olen ka hästi suur Treski fänn on ju, siis Jalmarile kirjutasin, et kuule, et teisipäeva oleks vaja tulla on ju, lõin selle lukku, ma arvan, et see on nagu kuidagi kirsiks tordil, sest 2 nädalat hiljem tuli siis uudis, et Tradotak paneb ajutiselt pillid kotti on ju, et see on suht viimaseid Tallinna kontserte. Ma ei tea, EF-i tiimis ma olin niisugune suht tehtud mees on ju enda arvates, et kõik seal kiitsid ja potsustasid õlal, siis ma ütlesin, et jah, et tegelikult ma ei teadnud sellest suurt midagi, et Jalmar mulle seda ei öelnud. Ja see ongi, et võib juhtuda, et teisipäeval tuleb nagu absoluutne publiku rekord üldse maailma discgolfi mõistes on ju, et lihtsalt nüüd on küsimus see, kas ilm peab, kas inimestel on energiat, kas nad tulevad on ju, et võib juhtuda niimoodi, et on, ma ei tea, 3-4 tuhat inimest on ju, võib juhtuda, et on 10 000 on ju, nüüd ongi võib-olla see, et mis uut on siis, et võistlus on näiteks 4-päevane, kindlasti toimub katt on ju, pooled tõenäoliselt viimasel päeval peale ei saa ja juhtub ka see, et absoluutne maailma tipp on kohal kõik nagu, et kas Kütt tegi siin vist analüüsi, et 20 parimast naismängest ja meesmängest vist ainult 1-2 on puudu, et top 20 mehest on vist puudu ainult praegust seisuga Joel Freeman, kuigi ta nüüd nädalavahetusel sai minu teada wildcardi. Ja mis teine on see, et väga paljud tippmängijad on ootekas. Ehk siis hooaja peal neil on võimalik see koht lunastada, aga mõned nimed siin, kes siin nagu, ma näen iga päev tuleb wildcardi küsimusi sisse, alates Nate Sextonist, Jeremy Collingwoodiga lõpetades, et kuule, sõbrad, et äkki siin, et ma proovin küll hästi mängida, aga äkki siin ikkagi tahaks plaane teha. Eelmine aasta vaadates nad olid ikkagi suured fännid selle sündmusele. Jaa, ei, me oleme ka nende fännid ja loomulikult saab, et ongi, et kui siin, ma ei tea, EF-i tiimist rääkida, siis ma ei tea, Tarmo Laiksoo, Raimo Kimmel, Oskar Tirman, Kristi ja kõik teised, nagu nendega läks iga kell luurele. Ja see ongi see, et meil just oli see tiim meetup, kus siis põhitiimi kogunemine oli ja ma ütlen, et nagu Euroopa Discgolfi festival on selles suhtes heades kätes. Ja on seal sellist potentsiaali ka, et kui vaatabki mõni pro-mängija, et ma peale ühel või teisel põhjusel ei saa, aga tulen lihtsalt vaivi pärast. No vaata, see ongi see, et väga tervitatav. Enne me rääkisime mängitest, siis ma ütlengi, näiteks eelmine aasta tuli meile discgolfi telki ja appi Björn Marrandi. Nagu nii noor, nii töökas, nii hea
inimene, suhtleja, emale Nelele ütlesin ka, et kurat, no, sul on äge poeg. Ja selles suhtes nagu see, et ta tuli meile sinna, ta sai sellest loomulikult palka ja kõik asjad on, et nagu, et noh, ma ütlen, see avab sul 10 ust rohkem kui see, et sa lihtsalt tuled, on. Meil oli seal veel neid mängida, Allan Kask ja kes meil seal käisid abis, on ju, noh, kes tegelikult mänguliselt võiksid mängida rahulikult seal, on ju. Et see ongi see, et kui sa ei saa nagu peale, siis tule vaata taustal seda, et see, kui sa näed seda sisemissüsteemi, mismoodi asjad ette valmistada, kuidas käib kommunikatsioon. Et see on lihtsalt selline elukogemus, mida sa saad kasutada ükskõik milles tulevikus. Millal me MM-i Eestis näeme? No täna ütleme niimoodi, et pool tundi peale seda, kui see podcasti salvestus siin lõpeb, on meil PDK bossi Taagiga siis kõne. Praeguse seisuga on raske öelda, mis seal kõnes on. Tööd oleme teinud kõvasti, PDK-le me oleme siis üritanud sisendada seda, et me tahame pakkuda paketti. Et me tahame pakkuda lihtsalt võistlust, me ei viitsi konkureerida, Jussiga saame väga hästi läbi Jussi Meresmaaga siis. Et ärme konkureeri, et kõik võistlused, mis on, me tahame nagu, et kõigi läheks hästi ja et me pakume paketti, PDK peab pakkuma meile siis selle nime, selle suursuguse nime, mis toob meile sponsorid, riigiraha ja kõik muu. Ja praegu ongi siis seis selline, et PDK vaatab seda pilti selliselt, nagu ma just enne kirjeldasin, et kuna 15% on Euroopas, siis iga 4-5 aasta tagant võiks MM toimuda Euroopas. Sellel aastal on see siis Soomes, ehk siis tõenäosus ongi saada 29-30. Meie huvi on saada 30. Huvi on ka saada järgmised, ülejärgmine aasta siis need vaheaastad majori. Praegu seisuga suure tõenäosusel me seda saame, aga majori siis, jah? Jah, et meil on nüüd järgmised aastad ikkagi majori sõit plaanis ja 29 ideaalis 29, aga võimalusel ka 30, siis tahaks saada PDK-ga lepingu. Ehk siis, ja see ära sõlmida nüüd siin ikkagi lähikuu jooksul. Et ta tuleb, noh, ma olen suht veendunud selles, et siin ei ole küsimust. Küsimus on lihtsalt selles, et kas me saame järjest siin neid majoreid korraldada või siis tuleb teha mingi vaheaasta seal kuskil, kus siis on see Disc Golf Pro Touri pluss etapp või midagi muud. Sest siin on ka see, et Euroopa Disc Golfi arenedes tahtjaid tekib juurde. Et Rootsi on ikkagi suures kasvus ja Norra ja nemad tahavad ka ikka korraldada, et noh. Ja noh, mis MM-iga kaasa toom on see, et meil 2 väljakut on ju, või noh, Disc Golfi park, et Kadrioru park ja lauluväljak. Ja kui hästi läheb ja me selle asja nagu lukku saame, siis kindlasti tahaks Kadrioru parki testida juba aasta 2 varem. Ehk siis mõnel majoril minna üle siis kahe nagu pargi mudelile, aga noh, seal on jälle see, et nagu uued teemonid. Kogu selle ala lukku panemine ja... Jah, et mismoodi see nagu käiks ja kas saab üldse ja noh, Eestis on ikkagi see, et nagu sa pead olema kõigile meele järgi ja sa pead nagu hästi läbi saama ja see ongi alus, et ma tahangi hästi läbi saada, aga nagu ongi piirangud on igal pool ja väga palju on sellist otsustamise kohta ka, on ju, et see põhjendamist, et ja me siin arvame küll Disc Golfi sees, et oi, et me oleme siin nüüd igal pool lööme jalaga ukse lahti, et noh, ajaga läheb see paremaks, aga see ei ole päris nii, et nagu... Mulle tundub jah, et kui nagu discgolferi vaatest vaata, endale tundub ka, et Kadrioru park tundub üliäge, aga siis hakkad kohe mõtlema, et need, kes igapäevast on harjunud seal jalutama või perega käima ja või ka eakamad prouad härrad, eks ole, et seda vastasseisu, see võib olla nagu mõne puu äravõtmine peaaegu. Noh, et noh, kui nüüd festivalist rääkida, siis meil tuleb nüüd kaks korvi tulevad alast välja ka nagu sinna. Siis Pirita poole, et lihtsalt meil meetreid jääb natukene puudu seal, et majori tasemel midagi pakkuda, aga noh, see ongi see, et lauluväljak on ideaalne ala, kui just Kadriorust ka rääkida, noh, kinnine ala, kõik asjad, sul on ülihea infra, jah, sa maksad selle eest tohutuid summasid, aga sa reaalselt saad ka nagu vastu. Kadriorga on see, et nagu me oleme ka kaalunud seda, et kui siin tulebki mingi suur kontsert näiteks ja meil ei ole võimalik lauluväljakut bookida seal juulikuus, on ju, või lihtsalt nüüd summa taha tulmeseks, et kolida näiteks kogu see kaader siis nagu laulukalt Kadrioru parki, siis noh, see lihtsalt see lisaehitustöö on nagu nii julm, et noh, ma ütlen Urmole suur tänu, et ta üldse meid nagu kuulda võttis ja üldse seal aitab, et lauluväljak, ma ütlen, noh, see lihtsalt on selline koht nagu, ja seal ei ole niimoodi, et see kuulub, ma ei tea, Live Nationile või Euroopa Disc Golfi festivalile või mõnele teisele, vaid see on nagu eestlaste oma, on ju. Noh, et see peakski olema niimoodi, et see on väga võimalikult mitmekesine. No hea kuulaja, kui sul ei ole veel European Disc Golf Festivali piletid mingil põhjusel, siis tee seda kohe, kui sa oled selle kuulamise lõpetanud meil tänasel podcastil. Räägime nüüd korraks ketaste müügist ja siis me lähme viimase asjana, ühe magusama asjana, räägime sellest, et Eestis kuuldavasti on tulemas uus kettaliin. Kas see tootmine Eestis on, eks me kuuleme ka sellest kohe varsti, aga discgolf.ee, kas ma saan õigesti aru, et Chili Disc Golf, mis algas nagu klubina, arenes siis discgolf.ee, või oligi kohe alguses see mõte, et me teeme suure veebipoe ja brändi?
seal oli kuidagi niimoodi, et me hakkasime seal Nõmmel peale ja siis hüppasime drive-in'i punti, aga drive-in oli selline hästi kokkuhoidev sõprusringkond, kus siis nagu mingid uued vennad tulid, väga ei kerinud. Ja siis me mõtlesime, et et mängida me ei oska, et siis teeme vähemalt suurelt ja ägedalt, et kuna mul see turundustaust oli nagu olemas ja samal ajal oli meil see Chili portaal, olin seal osanik, mis siis müüs erinevaid sooduspakkumisi, siis oli see Chili ja Cherry aega, Cherry läks pankrit ja meie nagu suutsime kasumlikult väljuda sellest ärist. Ja siis tegingi sellise kogukonna, minu eesmärk oli siis, et nagu kui räägitakse, et less is more, siis minu arusaam oli toona teistsugune. Ja selle põhjal siis kasvaski see, et hakkasime kettaid maale tooma, põhimõtteliselt istusime kuskil Lõika korteris seal ja arutasime, et kurat, nagu mis siis on, saatsin rootslastele kirja ja ütlesin, et ma olen see vend ja nüüd ma tahan tellida teilt nagu 4 kasti kettaid ja hakkame siis peale, et praegu on ainult Prodigy ja Rainer müüb seda pagassinkust, et ja siis kuidagi hakkasime kettaid müüma, see kasvas siis järjest suuremaks. Mingi hetk olime seal Pirosmani taga, üritasin oma tiimi saada siis Marko Naritsat, ta seal putis üksinda, mingi hetk seal Nõmme rada oli ja siis mõtlesin talle ka, et kui sa ei taha üksi putida, siis tule meie punti, et nagu kaua siis on üksi putid, et meil vaata elu käib, kõrvemaal on peod ja igasugused, ma ei tea, mis asjad on. Kõigil on uhked särgid ja meil siis kohe värbasime seal Marko Kivi ja ma ei tea, Silver Läti ja Sander Evisalu ja kes seal nagu üle tulid, Ralfi sõbrad. Siis oli ka see, et meil oli number 1 Eesti mingisugune kahur, kes eest käega viskas maailma lõppu. Ja siis kuidagi kasvas suureks, sain hästi palju uusi sõpru ja siis mingi hetk ma sain aru, et parem kiire lõpp kui lõputu õudus, et lihtsalt see manageerimine, haldus kasvas selleks, et kui minu alguse arusaam oli see, et oleme brändi lojaalne vend, et ma olen lätitud, sa oled, ma ei tea, Prodigy, nii on, mina sinuga väga ei taha suhelda, väljakul ristame piigid ja siis nii on. Või see, et ma ei tea, oled drive-in'i liige ja mina olen Chili Discord, et mis siis saab, et oli ka siuke tead kogu aeg. Ja mingi hetk ma sain aru, et tegelikult mu see klient on ikkagi kõik on minu kliendid, et ei ole vahet nagu, et see potentsiaalne sihtrühm, et mida rohkem me sildistame ja kaardistame, see on täielik vale lähenemine, toona olingi loll ja noor ja rumal, ja siis saingi aru, et tegelikult tead, ei ole vahet. Ja lõimegi Disc Golf, tundus siuke universaalne bränd ja praegu veab seda siis Janno Saar suuresti, et tema on meie siis nagu A ja O ja numbrimaagia mees, et väga heades kätes on. Ise ma igapäevaselt seal väga palju ei tegutse, seal Kristi veab meil turundust, ma ei tea, frontman on Marko Narits, Aavi ja kiitus ja tänu talle selle eest, et selline 3. punt seal siis aktiivselt asjatavad ja siis Ralfiga oleme 2 siis taustajõud, et Ralf rohkem seal ajab ka oma klubilist asja, ma olen ka seal Five Underi liige ja nii ta on. Seal on nüüd aastatega järjest rohkem erinevaid kettatootjaid tulnud ka juurde, kas praegu ongi nii, et sa pead omama väga suurt laojääki siis põhimõtteliselt, et olla kas valmis tulevikuks, kui see teine ketamüügi buum tuleb, nagu sa mainisid, või lihtsalt, et tegelikult inimeste soovid on niivõrd kirjumaks muutunud. Jah, aga vaata, kui mina alustasin seal, tulin Disc Golfi juurde, siis ma olin ikka Nõmme Kalju usku ja siis Nõmme Kalju usku tähendas seda, et sa oled ka Adidas usku, et kuna oli siis Adidas üks maaletoojatest. Ja siis Paugust oli mul seal, tekkis hea sõpruses Aare Altraega ja siis ma olin Paugust Nike usku. Et jalajälg ja kõik jutud on ja mis ma siis sellest õppisin oli see, et kui ma latituudi tõin, siis ma arvasin, et kogu Eesti hakkab latituudiga mängima, et nagu ei ole siin midagi, unustage see Rene Mengel ja Innova ära ja Prodigy, Martin ja Rein, tore, et üritasite, et pikka pidu teil ei ole, ja siis selgus, et aga ikkagi Innova on päris populaarne ja tegelikult on ka seal Tartu kandis MVP kutid on ja seal Paavo ja kes seal müüsid on, et nagu toimib ja Reinu Putt oli ka väga kuidagi, aga neil oli eriti kokkuhoidev selline, et kõik oli ühte värvi ja tead, käisid seal igasugused. Ja siis ma sain aru, et ega eestlane ei ole lojaalne mängija, et keskmine harrastaja, tema kott on täis triik igasuguseid kettaid, et jah, seal on mingisugune brändi eelistus, aga samas ta tahab proovida igasugust uut. Ja mis Disc Golfis on põhiline see, et nagu alati, kui tuleb kehv ise või midagi ei toimi, siis ketas süüdi. Mis on, siis nüüd on see, et kuidas meelehead tekitada, lähen poodi, ostan 25 eurost järgmise ketta, see lendab kaugemale, see on parem, see on lihtsalt see, mis on ja nüüd nii on. Sest näiteks, mis on näiteks praegu mängijate üks probleem on see, et väga paljud mängivad oma vana kotiga. Ehk siis mingi vanad kettad, kus siis tegelikult need kettad ei tee ammu seda, mis sa arvad, et nad teevad. Ja see ongi see, et mul oli ka ükskord, mul see Snowline Ballista, mis oli siis Scandinavian Openi seal mingi nummerdatud värk on ja siis me olime GBO-l seal, minu oli Tarmo Märtsen ja Marko Narits ja mul oli viimane rada ja siis ma olin nendest veel seal ees on
tulemuselt ja viimane oli siuke mingi par 4 üle vee on ju, kus siis ma ei tea 80 meetri kaugusel on mingi suur männi või see tammepuu. Ja siis vennad tulevad on ju õlled on näpus on ju seal nendel ringil läbi palja ülakehaga juba on ju viimane ring, noh GB ongi siuke meelelahutus. No nagu Lätitud 64 festival on ju, noh. Ja siis vennad ütlevad, et kurat, sa seda puusse küll ei taba, et me panime siin rahulikult on ju. No ja siis sa avastad par 4 et paned esimese oma põhiketta, lemmikketta, mida sa oled aasta aega seal hoidnud kõikidest võimalikest veekogudest eemal, paned vastu puud, kukub läbi paistmatusse vette, kus on, ma ei tea, mis krokodillid, ma ei tea, mida ei julge minna. Ja siis sa saad aru, et noh, kurat, noh, ja siis sa teed kolmandat viset, par 4 on niimoodi, sul on mingi 200, ma ei tea, midagi minna, ja siis nagu, siis ma sain aru, et ma ei hakka ühtegi ketast nagu üle hindama, ja teiseks, mis selle jutu point oli see, et nagu ongi see, et ma peas kogu aeg mõtlesin, et see ketast teeb mul seda ilusat S ja ma saan selle 120 meetrit kätte ja 125 ja kõik nagu on super, aga tegelikult see ketas ei tea ammu seda, sest ta on oluliselt lahjemaks muutunud ja ta ei sobi. Aga igal kettal on mingi emotsioon, vaata, et mõnel on seal mingi zone, on mingi, ma ei tea, siuke asi, et nagu oleks nõus neeru loovutama, et mul oli ka kohati nii, jah. Ja. Aga tegelikult ongi see, et nagu noh, kui sa võtad kas või 3 ketast, lähed, ma ei tea, järvele mängima, suvaliselt 3 ketast, siis tõenäosus, et sa teed sarnase tulemuse, mis sa teed fullbagiga, no suht on. Et mingi hetk ma äkki oligi, ma tegin 2 ketta challenge'it ja Nõmmel on ju, siis Marko Kivi on ju, seal väga siuke snoob on ju, kes on hästi kriitiline kõige suhtes on ju, viskasin talle pure ja siis toona optoballista, mis tema jaoks, nagu tema käe jaoks, noh, täis, ma ei tea, noh, nagu nad ütlevad, reha on ju. Noh, ja vend tuleb maha ja teeb mingi tulemuselt 3. Nõmme ringi on ju, süda talvel olukorras, kus ta on mänginud Nõmmet, ma ei tea, 1000 kordi ala, noh, mitte üldse, noh, et see ongi see, et neid kettavalikut peab kõigile pakkuma ja kõik käib lainetena. Ehk siis kui rääkida nagu brändidest, tervikuna näiteks Soome näitel, siis on aastaid, kus Prodigy on number 1, on aastaid, kus Innov on number 1, aastaid, kus Discmania on number 1. Praegu MVP on ju see mingi hot on ju, aasta 2 tagasi oli Discraft on ju, 2 aasta pärast ma võin mürki võtta, MVP ei ole enam hot, tuleb mingi uus, tuleb mingi muu on ju, ehk siis ongi see, et nagu mis äris ja projektides ongi see, et kõik käib lainetena, et koroona oli minu jaoks ka väga selge õppetund, nagu see, ma mõtlesin ka, et no nüüd me paneme, võtame siin Läti ja Leedu ja tõmbame igale poole laiali ja et noh, ainult müük üles on ja mis see juhtus ka tehastega, nad kõik panid nii üle forseerisid, kõik üle investeerisid, maksid lolliks mängijatele raha, reaalsus ei jõudnud järgi. Ehk siis ongi see, et õppetund on see, et ka discgolfis, kui sa oled näiteks mingisugune tippmängija või tahad tippu jõuda, siis see, et on tagasilöök, see on täitsa fine. Et mul üks hea tsitaat on see, et on Mooni tipp, Eesti tipp kokk Roman on ju, tema siis üks nagu selline elusloogan on see, et ma ei tea, siin tohi ropendada, aga et siit juhtub saa üle on ju. Et nagu nii ongi, et noh. Aga noh, rahvusvahelisel tasandil ketta müüki mõjutab ju väga palju ka see nägu, eks ole, kes seal on. No Simon Eagle läksid MVP-sse, nüüd kõik tahavad MVP-d. Nüüd Ricky läks Discrafti, ma kujutan, et noh, korraks võib-olla on seal mingi tõus, võib-olla mitte liiga suur. Keegi jälle vahetab, jällegi sellest mulle tundub, et ka siin samas Eestis vaadatakse. Jaa, aga vaata, see on ka see, et tegelikult sa oled nagu discgolfi alal ikkagi nagu spetsialist on. Sa oled siuke hardcore vend, kes nagu tunneb ala, tunneb inimesi, saab asjast aru. Aga ka sinu arusaam on täiesti vale selles suhtes. Et tegelikult saavutussport ja need nimed, kellest sa räägid, mõjutavad võib-olla 10-20% turgu, minu hinnangul. Ja mis seda emotsiooni käivitab siis, et inimene just selle ketta ostaks? See kõik oleneb keskkonnast, lihtsalt selle järgi, et enamik inimesi, kes kettaid ostavad, on 3-4 ketta mängijad. Ehk siis need inimesed, kes lihtsalt ostavad ketta, kas mingi sõbra soovitusel või siis lihtsalt poes värvi järgi. Näiteks eelmine aasta oli meil see Taukar esines, siis Sepo Paju ütles, et kurat jube imelik kaader oli teisipäeval seal lauluväljakul, et läks kettaid jõhkralt, et kõik, kes tulid ostsid lihtsalt värvi järgi mingid suvakettad, midagi küsinud, et ma ei ole harjunud siukse asjaga, et ma nagu tavaliselt on see, et kõik teavad, et ma olen Sepo Paju, on ju, minult küsitakse, kuule, anna mulle nüüd mingi jaa, on ju. Ehk siis see näitabki seda, et tegelikult see nagu põhisihtrühm, mida me nüüd Discgolf Liidus üritame ka, on see, et aitab sellest saavutusspordist, on ja me oleme kõik teinud enda poolt, nüüd treenervabarid on kohe kõigil käes, hakkage tulistama. Et keskendume sellele, et nagu Discgolf on äge, fun, lihtsalt 3-4 ketast mängime, on ja. Et see ongi see meelelahutus. Ehk mis ma tahan öelda, see, et tegelikult see, me arvame, et nagu näiteks, ma ei tea, Albert Tamm mõjutab väga palju discgolf ja tegelikult ei mõjuta. Noh, näiteks minu jaoks oligi silmi avardav see, kui Kristin siin üritas seal, mis see award oli tal, see maailma mingisugune spordiorganisatsioon, kes üritas. Nii, kõik kanalid pasundasid sellest BDG, Discgolf Pro Tour, kõik tema enda kanalid, Sope vist, ma ei tea, ei maganudki. Postitas nagu nii palju kui võimalik on. Ja me saime suhteliselt
väikese numbri hääli. Ma arvan sellest 100 000, mis see number seal oli suurusjärk, ma ei tea, 30 000 oli Tõnis Soppe enda hääled, on ju. Noh, et tegelikult arvestades kõike seda, see reach on olematu. Ehk siis tegelikult nagu see saavutusspordi ja näiteks see Pro Touri osakaal discgolfi terviku arengus on tegelikult palju väiksem, kui me eeldame. Ehk siis kogu suur sihtrühm tuleb harrastajatest, kes siis reaalselt mängivad muud ala, aga tead, mul on kettad kaasas. Mul on väga palju selliseid sõpru, kes aastas teevad 2, 3, 4, 5 ringi. Aga need ei ole sellised, kes jälgiks, ma ei tea, kes on Eesti meister või noh, ja loomulikult Kristin teistes kõik teavad, sest kõik suured brändid kasutavad teda ja ta on igal pool väljas, see on fine, aga see ei ole see, et selle järgi tehakse otsuseid. No nüüd, kui inimesed ostavad emotsiooni pealt lihtsalt näiteks värvi järgi seesama Sepo Paju ja Tallinna Lauluviljaku näide, siis mingi hetk, on see siis see aasta või millegi muul ajal, on järsku poodides või vähemasti veebis esialgu kindlasti, no discgolf.ee kindlasti hakkab pakkuma Gram Drinks. Mis asi see on? Drinks, vabandust, Gram Discs. No seis on selline, et noh, kuna meie kõike muud Eestis teeme suhteliselt maailma tasemel nagu, ja see ongi meinu nagu üks probleem, et üks silm naerab, teine nutab, et noh, sa panustad sinna tohutu energia aja ja siis tegelikult see sihtrühm on üliväike. Ja nüüd me oleme 10 aastat õppinud seda discgolfi siis tervikuna tundma ja nüüd meil on pundi kokku saanud, et mitte Gram Discs, vaid tuleb selline asi nagu The Disc Golf Company. Aha. Mille alla tahame koondada siis 4-5 valdkonda, eri siis valdkonda ja üks nendest on Gram Discs. Ehk siis tuleb Eesti oma kettabränd, nagu päris bränd täis line-upiga. Esimese hooga tuleb 12 ketast ja selline kellade viljadega launch on Euroopa Discgolfi festivalil, kui kõik õnnestub. Toodame neid esialgu Soomes, aga siin oleme ka tihedad külalised Hiiumaal. Otsime ka alternatiive. Meie ülesanne on tulla turule siis täiesti teistsuguse lähenemisega, me ei hakka sponsoreerima mitte ühtegi mängijat. Me ei võta üldse seda saavutussporti oma nišiks, vaid see, mis ma just eelnevalt rääkisin, siis seda sihtrühma me hakkamegi tulistama. Mis ketta hinnaks tuleb? Ketta hinnast väga erinevad, et see sarnane, mis on turul, aga kindlasti tuleb ka meil täiesti unikaalseid premium pluss plastikust lahendusi, kus siis, ma ei tea, ketta hinnad võivad seal olla ka 100 eurot. Oi. Et me võtame mis seal kõike. Sees siis olema peab? Jah, et meil on oma ideed, tehnoloogia on see vastus. Et, on sellele siis turgu? Ilmselgelt peab olema, kui sa teed, aga... On, aga ei tahaks väga palju ette rääkida, aga meil on seal ikkagi täiesti teine lähenemine. Majakas meil sellel projektil on Risto Neiland. Ütlen minu viimase aja värske õhk, mismoodi tema mõttemaailm ja mismoodi ta Discgolfi liidu on üles ehitanud startup taust, mis tal on siis nagu, no ma ei tea. Jah, et Gram Diskiga me siis tulistame, esimesed kettad on juba tootmises, läheneme täiesti teistmoodi, keskendume ainult Euroopa turule. Eesmärk on siis kasvatada sellest 4-5 harust siis Euroopa Discgolfi powerhouse. Reaalselt selline, mis korraldab üle Euroopa amatööridele mõeldud võistlusi, meil on platvorm, kus siis kõik tegutsevad, mis iganes kujul see siis on. Golfis on seal päris mitu näidet ja tehnoloogiliselt meie kettad jõuavad sinnamaani, et sul hakkab liikuma ka datat ja kõike muud pikas plaanis, nii lao poole pealt kui ka mängija poole pealt, et see on lihtsalt nagu, meil on päris selline pikk plaan, mis on siis jagatud selles 90 päevastest tsükliteks ja me sprindime, et jah, ütleme niimoodi, et kes tunneb, et selline sisering pakuks talle huvi, siis võib mulle kirjutada, me tahame tekitada sellise 20-liikmelise testgruppi või inimestest, kes siis mõtleksid kaasa ja päriselt mõtleksid kaasa, kes saaksid neid kõiki testida. Ketaste puhul ma ütlen, meil ei tule mitte midagi erilist. Selles suhtes, et mitte midagi uut. Ketas on ketas, see tehnoloogia on olnud 20 aastat selline. Nüüd ongi see, et kuidas seda arendada edasi siis selliseks, et ta nagu toimiks. No suur eelis kindlasti on see, et te tulete, nagu sa ütlesid, 12 kettaga tavaliselt hakatakse tilgutama 1, 2, 3. Jah, vaata, see oligi see üks viga, mida ma olen nagu õppinud, on ju. Et siin Destroyeri poisid tegid mingisugust soolot on ja vahepeal üritasid ühte teistpidi. Clashi oma siin üritab midagi, on ju, aga nagu aeg on nende vaenlane. Et praegu sellises turu madal seisus, ma arvan, on parim aeg sisenemiseks, sest
sisenemisvõimekus on olemas ja mis tootjate puhul on erinev, on see, et usakad on usakad ja euroopakad on euroopakad, Discret, MVP, neid üldse ei huvita see, mis siis Euroopas toimub. Nad võivad rääkida küll, et davai, et kuule siin, et nüüd võiks seda teha, aga reaalselt neil on seal USAs nii palju tegemist ja senikaua, kuni siin Euroopa ei tõsta reaalselt pead ja me ei ole 50-50 turumudelil, on ju, siis nad ei vaata siia poole. Kas sa saladuse rooli nii palju saad kergitada, et ma ei tea, ühe ketta nimi, mis välja on tulemas? Jaa, Puter tuleb Tallinna nimeline. Tallinna nimeline, jah, ongi Tallinna. Ja esimene driver on meil Pariis. Nii et siit võib teha oma järeldused, mismoodi see line-upi setup hakkab siis välja kujunema. Ja European Disc Golf Festivalil peaks ideaalis olema reliis siis? Jah, kellad, viled, kõik jutud. Äge, nii et järjekordne põhjus, miks tulla? Jah. No super, me ilmselt võiks sinuga, Silver, rääkida siin veel pikalt, aga aeg pressib takka. Nii et me lähme nüüd fänni küsimuste sektsiooni. Teeme sellega ära. Esimene küsimus, mis sulle tuli, oli see, et kui sa rääksid homme Kulbeti-Järve Pro rajale, mis numbriga maha tuleksid? Ma ei tea, me Ralfiga oleme siis need doonorid, kes sinna need korvid andsid. Ralf on hästi palju sinna panustanud ka aega ja energiat. Ma ei olegi koha peal käinud, ütlen ausalt. Ja ma olen seda layouti näinud, aga ma arvan, et ma nüüd teen selle pulli ära, et ma vaatan, et kas ma nüüd siin see nädal jõuan, aga ma nüüd lähen Hispaaniasse väike sutsakas veel ja mai keskpäevast olen tagasi, et siis ma teen kindlasti. No siis sotsiaalmeedias teada, kuidas ja, siis me Kristiga teeme, ma arvan, ta annab seda nii teada. No väga hea, ma jään seda ka ootama. Teine küsimus, kas lauluka tiigi sujumine Vol 2 tuleb ehk mille peale sel aastal Kihla vead seoses EDGF-iga? Ei tule, et eelmine aasta jah, mingisugune loll kihlved oli, ma ei taha seda üldse meenutadagi, kaotasin, Vaiko oli väga tubli, kiidan teda ja käisin seal ikkagi viimasel päeval, kui vihma sõdas ära, et ei olnud väga selline mingi meeldiv kogemus, ma arvan, et see vee kvaliteet on seal ikka so-so, et konti ei murra, aga olen jälle õppinud, et tasub suu kinni hoida. Järgmine suur sähvakas, mida discgolfi maastikul võib oodata? Gram Discs. Ja sa rääkisid sellest pikalt, aga kui me nüüd vaatame täna 5 aasta pärast, siis kas Gram Discs nüüd see ketotootmise pool, ma saan aru, et see ei olegi tegelikult ju see a priori, eks ole, seal taustal hakkab toimuma palju rohkemat. Jah, et praegu seisuga meil siis 3-4 haru juba paigas. Töö igal liinil käib ja ollagi, ma arvan, see ühendav jõud ja organisatsioon, kes siis Euroopas niite tõmbab. No see kõlab põhimõtteliselt, millest unistab meie tänane külaline? Oi, ma arvan, et väga hea küsimus. Tead, ma unistan võib-olla sellest, et lihtsalt, et tervis peaks ja ümberringi olevad lähedased oleksid ka terved, et kuidagi see on näidanud, et ükskõik kui palju sa midagi taga ajad või mingit tunnistust taga ajad, siis kui mingi terviseprobleem kuskil kedagi vajab, siis see kuidagi tekitab sellise hästi negatiivse fooni või teistsuguse maailma vaate, et kuidagi ei hinnata seda, et me hästi palju üritame olla naabrist paremad, aga reaalselt kas see on seda väärt, et kui saad piisavalt tööund ja päevad on tegusad, lähedased on terved, siis see on, ma arvan, võit. Väga hea. Ja kõikide külaliste käest küsime me järgnevat. Mis on need esimesed 3 märksõna, mis seostuvad sul sõnaga discgolf ja miks? Oi, väga lihtne. See on vutt, kütt ja Roogov. Mingit muud asja. See on nagu väheõpitud luuletus, jah? Ja ma mõtlesin, kui ma siia sõitsin, et sa raudselt küsid seda, et kuidas ma ütlen ja mida ma ütlen, et hakkan ütlema seal keta, seal lennujoon ja mingid sellist asjad. No ma ei tea, minu elu dikteerivad need 3 meest ja lisaks siis Krista Neiland ja Janno Saar, kes siis otseselt vastutavad siis mingite lülide eest. Risto siis tulevane The Disc Golf Company frontman on ja Janno, kes siis ohjas Disc Golfi et ma arvan, et need inimesed ongi see, kes symboliseerib minu jaoks Disc Golfi, et kõik muu on selline osa sellest. No nii, daamid ja härrad, kui te jõudsite nüüd siia lõpuni, siis seda infot siin tänases podcastis oli ikkagi metsikult ja mul tundub, et kui sul ei kerkinud natuke nihukarvad kõikest sellest põnevast kuuldes, siis kuule ühe korra veel. Ma arvan, et siin jäi palju ka sul 2 kõrva vahele. Aitäh sulle, Silver, tulemast! Aitäh sulle! Ja palju edu sul kõige korraldamisel ja eestvedamisel. Ja teie, head kuulajad, sina, hea kuulaja, kui sa veel ei ole jälgimas Eesti Discgolfi Liitu sotsiaalmeedias, kas näiteks Instagramis või Facebookis, siis tee seda kindlasti, et püsida kursis kõigega, mis Eesti Discgolfi maastikul toimub. Meie kuuleme teiega juba järgmises episoodis, seniks on ilmad juba ilusad, nii et näeme rajal. Eesti Discgolfi Liidu podcast Tiiaeg.